ei lähe, ma ütlen paar asja, paar tehnilist poolt, et esiteks me lindistame seda sessiooni, et teinekord saaks teistega ka jagada. Ja teiseks ma palun kõigil, kes siin on, omal mikrofonid välja lülitada, lihtsalt, et ei läheks väga segaseks siin, eriti kui me lindistame. Aga mina olen siis Annet, mina olen sellel aastal Chase Estonia president, kui keegi veel ei tea. Ja meil on nüüd praegu selline veebiseminar, kus me räägime siis erinevatest JCI liidriakadeemiatest. Et kui JCI-l nüüd võeti vastu uus slogan Developing Leaders for a Changing World, siis viis, kuidas neid liidreid siis nii-öelda arendatakse, saab olla väga erinevat moodi. Et mis see JCI põhimõtteliselt on, et ma panin näiteks endale kirja praegu 4 punkti, mis minu silmis on kõige olulisemad JCI juures on hästi toimiv kontaktvõrgustik, et meil on sõbrad ja tuttavad üle maailma. Meil on mitmekülgne rahvusvaheline suhtlemine, ongi läbi konverentside, läbi ühisprojektide, läbi ühisürituste. Siis me õpime läbi tegevuse, ehk siis kogu see learning by doing on JCI üks suuri alustalasid. Ja siis on peamine uute juhtide kasvatamine või siis liidrite. Ja kuidas neid uusi liidreid kasvatatakse, ongi siis kas vahetu kogemuse, ehk siis õpidki näiteks projektijuhina läbi koolituste või siis läbi akadeemiate. Ehk siis JCI-l on erinevaid ametlikke liidriakadeemiaid. Need võivad olla erinevates riikides või ka siis rahvusvahelised. Ja täna me räägime nendest 4. Ehk siis me räägime JCI Estonia akadeemiast, mis on Eesti enda korraldatav. Me räägime Euroopa akadeemiast, Põhjamaade akadeemiast ja siis ülemaailmsest JCI akadeemiast, mis toimub Jaapanis. Ja me läheme oma kavaga sellisest nii-öelda loogilises järjestuses. Kui ma ütlen loogiline, siis sellel mõtlen seda, et kuidas JCI liige tõenäoliselt need akadeemiad läbib, millises järjekorras. Ja me alustame kõigepealt JCI Estonia akadeemiast. JCI Estonia akadeemia on siis igal aastal augustis toimuv akadeemia, kuhu me ootame siis meie kohalike kodade tulevasi juhatuse liikmeid, projektijuhte, liidreid. Et kui siin mõni on JCI-st väljapoolt, siis ma kohe selgitan, et me kutsume oma üksusi kodadeks, et on nagu rahvuskoda ehk see Eesti ja siis meil on kohalikud kojad erinevates linnades. Et sellesse Eesti akadeemiasse just ongi oodatud igast kohalikust kojast 3 inimest ja eesmärk ongi siis see, et kui meil toimuvad, just enne rääkisime häkatonidest, et kui muidu on 48-tunnised häkatonid, siis see on natuke taoline asi, aga me lihtsalt häkime iseennast, kasvatame uusi liidreid, aitame meeskonnaks kasvada, teeme personaalset coachimist ja nii edasi. Aga ma annangi siis sõna meil üle JCI Estonia akadeemias viimati osalenud inimestele ja nemad räägivad siis täpsemalt enda kogemusest. Nii, Epp ja Mihkel, palun. Tere, hei, Epp siin akadeemik 2019 JCI Estonia akadeemias siis. Jagasin mõnda pilti ka, aga jah, Annet siin palus mul natukene rääkida natukene laiemalt enda kogemusest akadeemiast, et võib-olla kõigepealt räägin, miks ma osalesin, siis natukene mõne sõnaga, mida ma õppisin ja mis on minu key takeaway'd või mida ma siis kaasa võtan sellest kogemusest. Kui mina ütleme siis mingi moment nüüd, ma isegi ei tea, millal esimest korda akadeemiatest kuulsin, siis millegipärast või huvipärast kogu aeg on selle akadeemia ümber natukene selline õrn saladuse roor, et kuuled küll, et inimesed on seal käinud, kõikidel tekib, kes on käinud, kuulevad sõna akadeemia, siis silm läheb särama, tekib väike kelmikus sinna silma, aga samas väga midagi ei räägita sellest. Ja siis üldiselt siis taustainfot, et selline põnev arenguvõimalus, seda ma teadsin, aga üks moment, kui Mari-Liis küsis, et kas sa tahaksid minna, siis ma ütlesin mõtlemata isegi kohe jah, et enesearengu võimalus muidugi ma lähen, aga tegelikult ma ju ei teadnud, kuhu ma lähen, millesse ma ennast segan või üldse tegelikult ei teadnud laiema konteksti täpselt kus või mis või mida. Mõned kuud edasi sellest sõna ütlemisest oli siis augustikuu, tuli mul kalendrisse kenasti selline väike meeldetuletus, et akadeemiasse ma lähen
ja selle paari kuuga oli tegelikult mul nii palju elus muutunud, ma olin just uude töökohta läinud, olime just uue korteri ostnud, mille renovatsioon oli väga aktiivselt käimas ja see moment, et kuskile mingisse akadeemiasse minna, see tundus lihtsalt mingisugune meeletu ajaraisk ja see samaaegselt tundus ka selline, milleks nagu, et hea küll, et mul on siin nii palju uusi põnevaid projekte käsil, et tegelikult väga nagu korraks ei isegi nagu, et tundus selline, et milleks. Aga siiski ma olen selline sõnapõdeja inimene ja nii-öelda akadeemiasse siis sõites, Simisalu sõites augustikuus oli mul selline väikene ootusärevus, väikene teadmatus, aga samas ka nagu selline heas mõttes minna laskmine, et ma alati usaldan selles protsessi, et järelikult ma tundsin, et ju siis oli mu elus selline õige moment või aeg, et kuhu minna. Ja siis nädalaks ajaks meid nii-öelda või nädalavahetuseks tähendab meid kokku siis pandi Simisalus selline tõesti, nagu Annet mainis juba, et selline tiimi kasvatamine, iseenda kasvatamine, eneseareng, aga kõige rohkem, mis ma sellest nii-öelda siis välja võtsin või mida ma õppisin, vabandust, mu kassid hakkavad vist kohe siia ronima ja neile väga meeldib, kui ma esitlen midagi. Et mida ma siit kõige rohkem välja võtsin, võib-olla oligi selline esimene jälle endale meeldetuletus, et on hea või ütleme, kasv toimub ainult siis, kui sa paned ennast mugavustsoonist välja. Ehk selline mugavustsoonist välja viskamine jällegi kuskile minna tundmatute inimeste või võõraste inimestega võõrasse keskkonda. See on paratamatult selline mugavustsoonist väljas, et see oli selline takeaway, mida ma õppisin taas endale, et alati on tegelikult hea mõte endast kuskile natukene mugavustsoonist välja suunata, sest see on see koht, kus kasv toimub. Samuti oli mul teiseks nii-öelda õppetunniks endale taas selline hea peeglisse vaatamine, et sellistes keskkondades, kus sa ei ole just oma kodus diivani peal, siis see on see moment, kus kõige rohkem teised sind võib-olla peegeldavad ja sa ise ka teisi peegeldad, et selline hea moment korra mõtiskleda, et mis on need omadused mu enda juures, mida ma tahan arendada ja samas ka võib-olla näha midagi teiste juures inspireerivat või vastupidi midagi sellist, mida ma näen, et niimoodi mina ei teeks. Kolmandaks nii-öelda õppetunniks võib-olla on selline üleüldiselt selline see mõtteviis võib-olla, et on ikkagi hea minna vooluga kaasa ja on hea minna ikkagi all in. Et seda ma ise tundsin ka, et mida rohkem ma selle vooluga kaasa läksin ja mida rohkem asju kaasa tegin, seda parem see üldine kogemus, kui mu enda mõttes oli. Et selline go all in või tee täiega, kui teed. Ja neljas selline õppetund või mida ma nii-öelda jälle taas endale meelde tuletasin, on see, et inimesed on ikkagi eriti lahedad. Eriti kui on selline noorte, aktiivsete, ettevõtlike noorte kogum, kes on tegelikult kõik väga-väga erinevad, kuid väga erinevad moel väga lahedad. Et selline meeldetuletus jällegi jah, ütleme siis sellest, et inimesed on väga lahedad. No sinna juurde muidugi käisid muud praktilised oskused on ju nii suhtlemiskunsti, nii meeskonnakoolituste, nii üleüldse disainmõtlemise ja nii edasi juurde ja üleüldiselt JCI kohta ka on ju taustainfo, ajalugu, kuidas olla ise kasulik, mida teha ja nii edasi, aga just sellised iseenda nii-öelda peeglisse vaatamine ja iseenda nii-öelda arendamine olid need põhilised märksõnad. Ja põhiline takeaway, ma vist ühte takeaway'd niisama nagu öelda ei saagi, et ma olen pigem selline inimene, kes usaldab protsessi või mulle väga meeldib see Steve Jobsi quote, et you cannot connect the dots looking forward, but you can only connect the dots looking backwards. Ehk siis ma saan ainult hiljem tagasi vaadates aru saada, et miks mingi moment või asi vajalik oli, kuid suurim takeaway või suurim nii-öelda väärtus minule sellest akadeemias kindlasti olid need kontaktid, need samad kallid inimesed, kellega ma selle nädalavahetuse Simisalus veetsin, et nad ikkagi niimoodi naha alla pugesid ja sellise nii-öelda väikese aja jooksul tegelikult väga suure ja väga eripalgelise kontaktivõrgustiku endale tekitasin, et ükskõik mis momendil mul oleks vaja luurele minna, ükskõik mis momendil mingit retsepti vaja või mida iganes, siis tegelikult seesama kontaktivõrgustik on see, mille üle ma kõige rohkem tänulik olen. Aga siitkohalt ma annaksin jutujärje üle Mihklile, heale tiimikaaslasele. Mihkel, halloo, kas kuuled meid? Jaa, kuulen. Hei kõigile, Mihkel siin ja aitäh, Epp, et Epuga me mõlemad tutvusimegi alles seal koha peal ja ma siis räägin natukene ka enda kogemusest ja samamoodi sellises samas võtmes, et miks läksid, mida õppisid ja mis on takeaway'd. Esimesena ma alustan ka kohe sellena, et tänaseni on Eesti Akadeemia minu vaieldamatult parim JCI kogemus. Olgu ta siis sellepärast, et kas ma nagu taas ühinesin sel ajal JCI-ga või siis sellepärast, et ta nii vägev nagu ongi.
Epp mainis hästi ära seda müstikat nii-öelda, mis selle akadeemia nagu taga on. Ja see müstika on üks väga hea icebreaker tuli välja. Sellepärast, et kui kõik lõpuks nagu sinna kohale jõudsid, siis nagu ega ei tunne ju üksteist, aga üks ühine asi oli, et keegi ei tea, mis toimub, et nagu, et mis siis saab, siis küsitegi üksteise käest, et noh, et kuule, sa tead, mis see värk on või? Nagu väga ei tea, et sa hakkad spekuleerima ja igasuguseid conspiracy theory'sid välja mõtlema, et mis siis nagu tegelikult hakkab saama. Kui ma nüüd kellelegi haiget teen oma valetamisega, siis anna andeks, aga minu mälestus sellest on see, et mul ka ei olnud nagu põhimõtteliselt õrna aimuga, kuhu ma lähen, rääkimata sellest, et ma ei teadnud, et see on ööbimisega, et enne minekut. ja mis on, aga sellise hea tooniga algas see minu jaoks, sellepärast et teadmata täpselt, mis toimuma hakkab, siis kui ma sellest tööl rääkisin, mida ma nädalavahetusel panin teha, tuli välja see, kellega ma rääkisin, tuleb ka sinna. Ja see oli nagu selline täielik üllatus, et oot, sa tuled JCI-s või, et jaa, ma just kutsuti siia Eesti Akadeemiasse, et normaalne, kuule, aga lähme siis sinu autoga, no väga hästi, on ju, siis oli juba auto, oli tema pluss võõrad inimesed täis, on ju, ja seal me juba klappima hakkasime ja juba hakkasid nagu plaanid formuleerima nädalavahetuseks. Loomulikult me ei teadnud, mis siis saama hakkab. Ja noh, kui nüüd vastata, miks ma sinna läksin, ega ma täpselt ei teagi, miks ma sinna läksin ausalt öeldes. ja see jääbki ilmselt sama müstiliseks kui nendele, kes pole käinud seal, et mis seal toimub. Aga ma tahaks jõuda pigem nendeni jah, et mis ma seal õppisin, mis on oluliselt olulisem nii-öelda siis minu jaoks. Ja see algas kohe sellega, et sa tegelikult lähed ikkagi õppima nagu iseenda kohta sealt ennast tundma ja see on see koht, kus tekitatakse need situatsioonid ja stsenaariumid, kus sa võib-olla igapäevaselt ei ole, võib-olla vaja natukene raputust, võib-olla natukene isegi vastu kukalt saada, et natukene sellist mugavustsooni tõesti nihutada või siis sind välja sakutada või siis vähemalt see mentaliteet nagu tolleks nädalavahetuseks paika panna, et nüüd sa oled seal. Nüüd sa oled nende pildi peale näha nende vahvate jäneste käsutuses ja lihtsam on lihtsalt, nagu Epp ütles ka, usaldada protsessi. Ja selle protsessi usaldamisega läks võib-olla mul törts aega, sellepärast, et sa kompad on ju, sa ei tea täpselt, mis toimub see on, et eks me siis vaatame. Ja nagu ma ka mainisin, et siis see enese tundma õppimine oli minu jaoks see key takeaway ja siis kuidas seda nagu saavutati, on miskit, mis ka nagu igapäevaselt justkui ei ole, et nüüd ma ei tohtinud palju nagu pidin seda müstikat hoidma, seega palju rääkida ei tohi, aga see formaat, mis seal toimub, tekitab sellise olukorra selle nii-öelda akadeemia lõpuks, kus siis tegelikult see tipphetk või see sündmus on nagu absoluutselt viimane hetk, mis seal akadeemias oled. Sest et siis nagu sekundeerin Epu sõnadele, siis tekib sul see nii-öelda need kontaktid või see network või need sõbrad ja need suhted on ju, sa oled ühiselt läbi elanud selle, sa tunned üksteist mingisugusel imelikul levelil võib-olla, millest sa ise ka päris hästi aru ei saa ja mis tihtipeale võib-olla ei formuleerigi üldse, ma ei tea, nii kiiresti inimeste vahel, kui siis seal justkui on. Mis puudutab seda nii-öelda juhtimise seda poolt, siis jah, ütleme niimoodi, et see kui ma tegelen nagu igapäevaselt nii-öelda siis selle teemaga ja see formaat sellest juhtimisest, millega sa seal kokku puutud, kindlasti ei ole see, mida mina näiteks iga päev küll teeks. Küll aga ta paneb sellisesse perspektiivi need variandid, kuidas võib minna sinu tiimiga või kuhu see võib minna, et sa
võib-olla saad ühe vaatenurga juhina juurde endale igapäevasesse ellu ning ma ise olen seda usku, et mida rohkem sul on perspektiive oma valikute tegemisel või nii-öelda oma tiimiga suhtlemisel, kellegi juurde approach imisel, seda parem. Ja need on sellised võib-olla minu peamised õppetunnid, rääkides niimoodi, et olla võimalikult ümar ja mitte midagi reeta, mis seal toimub. Kindlasti ma tahaks jätta selle nii-öelda selle soovitusega kõik, et kui teil vähegi võimalik on, see on nagu must be, must go koht. Ma läheks ise uuesti, kui saaks osalejana. aga võib-olla mul on mõni muu viis, kuidas sinna luurele minna veel kunagi tulevikus. Ja takeaway ongi tegelikult suht see kõik, mis ma täna suust välja olen ajanud. Et sa lähed sinna ise ennast tundma õppima suuresti või vähemalt see on see tulemus, mis sealt tuleb. Sa õpid kindlasti mingisuguseid taktikaid, sa õpid uusi võib-olla persoone sealt, sellepärast et teete ikkagi päris palju aega koos ja teid nagu pannakse sellistesse olukordadesse, kus sa pead võib-olla ennast natukene teistmoodi avama või ennast teistmoodi väljendama. Aga sellega kaasneb kõige enam sinu enda tundma õppimine ja see nüüd ja mul on siiamaani meeles valdavalt enamik päevad, õhtud võib-olla mitte. Okei, aga aitäh kõigile, kes kuulasid, ma ja Eepuga vast oleme nüüd valmis küsimusteks. Ühesõnaga, kui keegi tahab kohe praegu küsida, siis on see võimalus ja kui mõni küsimus tuleb hiljem pähe, siis saame lõpus ka võtta, aga kas keegi tahab küsida midagi Eesti Akadeemia kohta? Või on enamus seal käinud juba? Ei, ma mõtlesin, et kes on teie lemmik jänes? On teil oma lemmikud kujunesid ka välja? Kõrvadega. Kõrvadega. Väga hea vastus. Taustaks siis nii palju, et Eesti Akadeemias korraldustiimi liikmeid kutsutakse jänesteks, et mingit pikka lugu ei ole, oli kostüümipidu ja kellelgi oli juhtumisi jänese kostüümi ja siis öeldi, et oleme siis jänesed. Ja nii need jänesed on olnud väga-väga pikki aastaid. Nii, Margusel oli ka vist küsimus, jah? Ujumas käisite ikka, on ju? Ja, märg ja külm oli. Ja me tegime igast asju seal, Margus. Jaa, ma tean, ma olen käinud. Just. Ja need olid need presentable pictures, vaata. Jaa. Ühesõnaga, kui praegu ei ole rohkem küsimusi, siis kui jooksvalt tuleb meelde, võib siia chati kirjutada, siin kuskil vist on chat ka. Jah, on küll. Ja või siis lõpus küsida, et pange julgelt, et saame vastata. Aga esimese esituse puhul juba kõik said aru, et me väga palju sisust ei räägi ja tegelikult see on absoluutselt iga akadeemia puhul nii. See ei ole ainult Eesti Akadeemia puhul nii, vaid kõik JCI akadeemiad sisu poolest ongi saladus, sest kogu see emotsioon tuleb seal, kui sul on üllatus. Nii et sellepärast me püüame laveerida ümber selle, et me midagi ei reedaks. Nii, aga kui me keelt rääkisime Eesti Akadeemiast, mis ongi siis selles suhtes see kõige esimene trepiaste, kuhu minna ja Epp ja Mihkel ütlesid ka, et tegelikult väga palju õpid sa seal just iseennast tundma ja teisi inimesi, et see on selline hea võib-olla icebreaker JCI-s, siis järgmine trepiaste on Euroopa Akadeemia. Ja kui ma enne rääkisin siin, kuidas meil struktuuris need kojad tekivad, siis need samad kohalikud kojad, mis erinevates linnades on, nendel on iga aasta erinev president. Euroopa Akadeemia on siis selline, kuhu on oodatud nende kohalike kodade tulevased presidendid. Ehk siis augustikuus, enne kui nad oma presidendi aastat alustavad, kutsutakse nad Göteborgi Rootsi ja see akadeemia on selle poolest natukene teistsugune, et seal tekib juba väike arusaam teistes riikides toimuvast, kuna sinna on kutsutud
osalejad riikidest üle kogu Euroopa ja tekib ka koostöö just erineva taustaga liidritega, et võib-olla selline suurim erinevus on ka see, et tekib teatud professionalism, et õpetatakse, et kuidas JCI-s justkui peaks asju tegema, sest osalejad on järgmise aasta presidendid, siis kes oma kodasid veavad. Euroopa Akadeemiast on meil siin seekord rääkimas 2019 aasta osalejad. Meil on Anni, Kristjan ja Madis, kes kolmekesi Eestit esindamas käisid ja siis räägivad enda kogemusest nüüd. Nii, kas te näete ilusasti slaidi ja kuulete ka mind? Vist. Ei saa vastata, sest on mikri. Ei saa vastata. Näeme ja kuuleme. Okei, siis on hästi igaks juhuks küsisin, sest ma kedagi enam ei näe. Siin siis Annetagi ilusa sissejuhatuse ära. Aitäh, Annet, sulle. Seda JCI, mina alustan siis, mina olen Anni, ainuke siis naissoost. Ja JCI Euroopa Akadeemia, nagu on öeldud ennem ka, et akadeemiatest me väga palju sisuliselt poolelt rääkida ei saa, aga saame rääkida sellest, mis me sealt saime siis. Ja saime ikka väga-väga palju. Proovisime ära kategoriseerida need ja siis tuli meile sellised niisugused märksõnad siia. Julgus, areng, rahvusvahelised sõbrad ja motivatsioon. Ja siis nüüd me natukene sellest räägime. Et miks see julgus siin minu jaoks on eriti oluline on see, et üks asi, mis on see, et see areneb ise hästi palju, nii nagu eelnevad osalejad Eesti Akadeemiast on rääkinud. Ja see julguse teema minu jaoks on selles mõttes oluline, et ma olen hästi suur kontrollifriik ja üksinda mulle pole kunagi reisimas meeldinud käia ja ma olen alati valinud endale inimese, kes juhib mind, et kui ma kuhugle siis reisima lähen. Aga nüüd ma pidin täiesti üksinda minema sinna. Rootsis siis toimub see. Ja üksinda minema ja niimoodi, et alguses ma arvasingi, et ma lähen üksinda, et nemad pidid eraldi minema, aga õnneks ma sain Madisega ühele lennukile ikka. Ja et ühele lennukile, aga Madist ma varem polnud näinud, kuulnud temast oli nii palju, kui me põgusalt olime rääkinud Facebookis. Ja usaldada siis ühte inimest niimoodi lõputult, et minu jaoks oli see hästi suur julgus ja eneseületus, et see ju parendab hästi tohutult palju. Et see on selline minu julguse teema üldse sinna minna. Et Madis, mis sina räägid äkki edasi nüüd või? Julguse poolest. Siis julgus oli, ma arvan, et see julgus, ma sain sealt julgust juurde nagu kogu läbi selle programmi, mis oli kõige tähtsam, nagu, et ja ennast õppides, kui ka siis õppisid ka paremini teistest aru saama, siis ma kuidagi muutusin enesekindlamaks ja julgemaks, et ma olin päris palju julgust juurde, esiteks ka juba nagu mina polnud Eesti Akadeemias käinud ennem veel. Ma läksin Eesti Akadeemiasse 2 nädalat pärast Euroopa Akadeemiat, et mina ei teadnud absoluutselt, et mis seal oodata võib ka samamoodi. Ja et see julgus on ka, et samas andis ta mulle päris palju julgust juurde, et mis on üldse JCI nagu, mis inimestega ma tegelen, sest et Eestis ma olin suhteliselt vähe kokku veel puutunud nagu teiste JCI-katega, ainult oma koja siseselt. Ja siis andis ka julgust, et ma teen õiget asja ja olen õiges organisatsioonis. Ma arvan, et see oli põhiline, mis nagu julgusest sain mina. Mina enda poolt lisaks veel selle julgust suurelt mõelda, sellepärast, et maailma mõistes Eesti on väike konnaliik ja mina teen selle akadeemias samamoodi sellest suht kiiresti aru, et eks iga riik on hästi erinevas kohas oma projektide ja mõõtmete ja ambitsiooniga. Ja kuna seal on hästi rahvusvaheline seltskond, siis kindlasti sain ma väga palju julgust mõelda suuremalt, kui ma olin seda varem teinud. Et julgemalt. Ehk siis see osa oli minu jaoks ilmselt kõige tugevamalt jäi nagu meelde selle koha pealt. Ja no teine asi on, et ilmselt see on kõikides akadeemiates nii, aga sellist ebamugavust on seal igaühe jaoks sobivas koguses. Ehk siis julgust nendes olukordades siis hüpata ja mitte alla anda.
et seda sai ka ilmselt julguse koha pealt. Et lähme siis edasi enda teise niisuguse, millise ühise asi on areng kindlasti. Ja mina olen alati, mulle meeldib metafooriliselt rääkida ja mulle tundub, et kui ma sinna akadeemiasse läksin, siis justkui võeti mind kinni, mind ei võetud kinni, ma ise iseseisvalt läksin niisuguse ajakapslisse ja siis sa olid selle ajakapslisse 5 päeva ära ja kui sa välja tulid, siis sa said enda kohta või said nagu 10 aastat vanemaks. Mitte välimuselt küll, aga just selle vaimselt tasemelt, et sa said nii palju teada iseenda kohta, et meil on küll palju neid, ma olen hästi suur teoreetik, et palju raamatuid läbi lugenud ja arvan, et ma oskan hästi, aga kui sa ikka praktiliselt need asjad kõik läbi teed seal ja praktiliselt koged neid, et see on see, kus edasiminek siis toimub. Ja et oleme pannud siia ühe sellise tsitaadi ka, et kui sa ise ennast tunned, et sealt algab kõige suurem siis eduvõti, et see oli selline kõige suurem võit minu jaoks, see iseenda areng, iseenda tundmaõppimine ja just läbi nende praktiliste kogemuste, mis me sealt saime. Kahjuks me rääkida nendest ei tohi, aga jah. Et Kristjan Madis, jätkake. Ma olen nõus sinuga, et just millel minust selle akadeemias hästi palju rõhku ongi see, et sa õpid ennast tundma. Ja mis minule see kõige suurem areng andis kaasa see, et ma õppisin ennast tundma, siis tänu sellele ma hakkasin ka teistest aru saama nagu. Et tihti on mul mingid inimesed, ma ei saa aru ja seda ajab närvi, aga tänu sellele ma nüüd saan aru, et miks keegi nii käitub või nii käitub, et see on teinud näiteks tänapäeval mul elu palju lihtsamaks nagu selles suhtes, et tööl nagu rakendades neid omadusi, mis ma sealt kaasa sain igapäevaselt ja töö ülesannetes samamoodi, kuna ma õppisin tundma, et milline ma olen, siis nagu nüüd ma olen muutnud ka oma nii-öelda suhtumist või tööle nii-öelda keskendumist ka natukene, et kuidas ma lähenen töö ülesannetele nagu. Ja see on teinud, nagu ütleme nii, et töö palju meeldivamaks ja nii-öelda lõbusamaks. Jah, see enese tundma õppimine ilmselt oli minu jaoks ka kõige tugevam. Tähendab, see on isegi mitte see, et me nüüd õpin hullult ennast tundma, vaid pigem õpid avastama mingid asju enda pimenurkades, mida võib-olla siiani ei teadnud. Ja teine asi, et üldse ennast juhtima, ennast aktsepteerima, teadlikumaks enda nõrkustest ja tugevustest ja kuidas neid rakendada. Et ühesõnaga see tööriistakast, et kuna ma eriti nagu juhtimisliku poole pealt vaadata, et siis mina sain sealt oma arsenali päris palju, sest tegelikult hea juhtimine saab alguse enesejuhtimisest ja see on nagu see koht, kus ma nägin, et ma tegin kõige suurema hüppe akadeemia käigus. Et mitte, et ma kunagi nagu sinna välja jõuan, kui ma tahan jõuda, aga ütleme selle teekonna peal päris korralik hüppe tuli nagu Euroopa Akadeemiast. Ja üks asi, mis juurde lisaks on kindlasti rahvusvahelisus, erinevad kultuurid, erinevad inimtüübid ja kogu see rosolje kokku loob sellise mõnusalt huvitava keskkonna, sest seal taga on väga palju tarkust, kuidas need tiimid kokku pannakse ja nii edasi, et seal on päris palju nagu kavaleid nõkse, mida on kasutatud selleks, et sa saaksid sellise korraliku elamuse. Ja seda sama asja, mis just Madis mainis, et õppida arvestama teiste inimeste nende kiiksudega ja nii edasi, et siis seda seal saab nagu päris hästi nagu tunda, et see formaat on hästi tugevalt välja töötanud selles vaates. Ehk siis, kui sa tahad õppida ise ennast paremini tunda ja aru saama, et miks teised on sellised, nagu nad on või kuidas nendega paremini suhestuda, siis ma arvan, et selles mõttes see akadeemia oli täitsa 10. Aga Kristjan, sa võidki rääkida nendest rahvusvahelistest sõpradest edasi, keda sa juba mainisid. Ma panin slaidi ette. See on nüüd jah üks asi, mis kindlasti minul kuidagi hästi tugevalt meelde, et kuna see on nende 4-5 päeva jooksul kasvad kokku teatava grupi inimestega, kellega sa käid põhimõtteliselt piltlikult öeldes läbi tule ja vee
ehk siis sellest tekkis selline mõnus seltskond, kellega me tänaseni veel suhtleme. Me oleme veel siin Eestis kohtunud, meil on mingid WhatsAppi grupid, kus me jagame, alguses me isegi tõmbasime mingi accountability grupi käima, kus me veel üksteise eesmärke toetasime ja nii enda. Kuna me paljud astusime presidendi aastasse, et siis me reaalselt nagu tegime mingi omad süsteemid, kuidas me veel iga nädal tegime stand-up'i ja hoidsime üksteisel nagu kätt pulsil. Et see osa oli tõesti äge, täiesti põhipõõrad inimesed üle erinevatest Euroopa nurkadest ja kellest tänaseks me jagame kõik enam-vähem, et see usaldustasem jõuab väga-väga uskumatusse punkti, et kus sa oled valmis nende inimestega, põhivõõrast inimestega jagama asju, mida sa muidu võib-olla elu sees ei teeks. Et jah, peab mainima, et formaadi juures oli hästi oluline supervisiooni formaat, mis oli juures peab on, et see on hästi tugev. Madis, mis mulle meelde tuleb? Mul täpselt sama nagu Kristjaniga, et mina siiamaani suhtlen enamus nii-öelda, kes meil grupis olid inimestega või tiimides siis, et peaaegu osadega suhtlen isegi igapäevaselt nagu. Ühe Norrakaga siin põrgatama mingid ideid juba, et mingid ettevõtlus koos teha ja need tutvused, mis sealt ikka saada, siis need ikka päris... Need kuidagi, ma arvan, et need jäävad selliseks eluaegseks tutvusteks ja sõpradeks, nagu kellega seal nii-öelda sõbruned ja kellega sa nagu rohkem selle koos aega vedad, et nii lühikese aja, ma ka ei uskunud, et nagu tavaline külm eestlane on ju, et nii lühikese ajaga kellegiga saad nagu nii lähedaseks üldse või võimalik saada, et minu jaoks päris uskumatu. Aga jah, tegelikult siis, kui võtta seda, et oli hästi palju eri rahvusest, on põhja-eurooplasi, lõuna-eurooplasi, siis tegelikult on kõik ühesugused inimesed lihtsalt nagu iseloomud on natuke teistsugused, eks ju, aga seal sind õpetati, kuidas võib-olla teatud tüüpi inimestega suhelda, aga tegelikult on kõik tavaline inimesed tegelikult, kes teevad lihtsalt midagi suurt. Minu jaoks on ka täiesti hämmastav see, et me olime tegelikult seal kokku 5 päeva, reedel läksime, reede lõuna ajal saime nendega tuttavaks ja teisipäeva lõuna ajal ära läksime ja mina eriti, kes olen selline hästi jälgija ja vaatan alati inimesi natuke kaugelt ja teen nendele mõttes siis enda linnukesi, et milline inimene on siis, ja tükk aega võtab aega, kui ma inimese omaks võtan, siis see seltskond või osa sellest seltskonnast, te näete siin all on üks sinuke suurem pilt, et see oli terve meie seltskond ja niisugused need koolitajad siin. Aga minu seltskond on siis, üks on siin, et paar sellist seltskonda, kellega siis seal koos olime, et nad on nii lähedaseks saanud nii väikse aja jooksul. Ja siis täiesti enda jaoks oli, mis üks asi mul oli raske rääkida, et vahepeal, kui sa olid hästi väsinud, siis kuna nad on nii omad inimesed juba seal 3.-4. päeva lõpuks, siis sa proovidki, tahad endaga eesti keeles kohe hakata rääkima, sest ta on ju nii sinu oma inimene, kuidas sa räägid temaga. Et siis ongi, et tihtipeale nüüd ka, kui meil oli maailmakongress ja siis tuli, ma näitan, et siin on Laima, tal oli eile sünnipäev kusjuures ja kui mina soovisin talle õnne, siis ta ütles mulle eesti keeles, et tänan vastu. Kuigi ta ei ole eesti keelt õppinud. Et seda maailmakongressi ma läksin temaga kohe eesti keeles ka rääkima, sest ta oli nii minu inimene, et kallistasime, nii ülihea meel oli näha. Et selles suhtes jah, et see on nii hämmastav, et nii väikse ajaga ja võtad mina inimesena, kes ma ei võta enda siseringi nii kergesti inimesi, siis ma võtsin nagu nii kergesti need inimesed enda siseringi vastu või see, kuidas nad teevad neid harjutusi ülesandeid seal, et kuidas see põimub nii nende inimestega ära, et see on jah, et üks hämmastav asi, et mida vaadata. Üks asi, mis ma ennem tahtsin veel juurde lisada, et üks väike miinus on ka, et kui sa õpid iseennast ja teisi inimesi nii hästi tundma, et teiste inimeste peale ei saa enam nii lihtsalt vihastuda. Et tahad vihane olla hullult, aga siis sa saad aru, miks ta niimoodi tegi või miks ta niimoodi käitus. Et jube raskem pahane olla edaspidi. Et seda mõistmist on juurde tulnud. Mõnes mõttes on hea, aga vahepeal tahaks kellegi peale väga pahane olla, aga ei saa enam. Et jah, et nüüd natukene juba rääkinud ka, et mis nüüd edasi, et kuidas me edasi oleme läinud ja mis on edasi saanud, et olime seal ja see oli ülivinge. Saime metsikult palju, aga kuidas edaspidises elus on aidanud mind eriti
et mul on motivatsiooniga, nii nagu see Zig Ziglari tsitaat siin on, et sa loed raamatu läbi, okei, et sa paar päeva saad seda motivatsiooni ja see nagu pesuskäiguga läheb kiiresti maha. Aga selle motivatsiooni pealt, mis ma sealt sain, selle peal ma lasen isegi praegu siiamaani välja augustikuust siis, mis meil on praegu aprill. Et selle motivatsiooni pealt, mis ma sealt sain, võtsin ma ka vastu ühe töökoha, millest ma olen väga-väga ammu unistanud, aga elu on viinud teisele rajale. Mul on ka varem pakutud, aga ma olen mõelnud, et ma tahan ikka mingid teatud kursused ennem läbi teha, sest ülikooli õpingutest on natukene aega möödas. Ja siis ma võtsingi niimoodi, et nädal aega läks mööda ja võtsin vastu õpetajaameti, enda unistuste ameti, ma olen ülirahul, üliõnnelik. Ja ma võin öelda, et see on kõik tänu sellele, et mul ei oleks elu sees seda julgust olnud võtta, sest ma olen hästi selline mõtleja ja selline kontrollifriik, nagu ma ennem ütlesin, aga kui ma juba julgesin Madisel juhatada ennast ühest lennujaama otsast teise, et me jõuaksime lendude peale või siis seal need asjad, mis ära sai tehtud. Et puhtalt nagu selle pealt, selle motivatsiooni pealt ma olen lasknud ja tihtipeale, kui sa kuulad, seal on teatud asjad, kuulad et kui kuulab mingeid asju või vaatab mingeid pilte, siis seesama tobe naeratus, et suunurgad on siin kõrvade juures ja silmad säravad, see tuleb ikka tagasi päris kiiresti. Et mina võin öelda julgelt, et see on üks mu elu parimaid asju. Ja esikohal on muidugi mu laste sünnid, aga see läheb mul ikka top 5 sisse kindlasti, et siiani. Et ülivinge kogemus oli. Ja poisid rääkige ka. No, mina enda poolt motivatsiooni osas, ma arvan, see oli võtmetähtsusega akadeemia minu jaoks, et sellel aastal president olnud, sellepärast, et tegelikult see residendile eelnev aasta on ka päris pikk, see on täpselt sama pikk. Ja kuna mul oli päris palju elumuutvaid sündmuseid tol hetkel, mida ma ennem seda, kui ma ütlesin, et jah, ma tahan tõesti EVT ja presidendi teega ette võtta, ma polnud sellega arvestanud, et siis mul oli päris palju selliseid faktoreid elus, mis panid mind kõhklema, et kas see on mõistlik teekond. Aga ja kuni Euroopa Akadeemiani mul juba hakkas Matt päris palju maha käima, ja endas kõhklusid tekkima, aga ütleme, et see oli nagu siis võtmesündmus, mis andis mulle sellise super boost'i, mis tagasi tulles oli ikkagi see, et hakkame tegema, et teeme ära. Et see, ütleme, see attitude või see suhtumine muutus ikka päris palju, et see andis seda usku iseendasse ja sellist natukene sellist mitte väga ülemõtlemise mentaliteeti, et pigem nagu hakkame lihtsalt minema. Ja teine asi, et nagu siin pildil näha, et selline fantastiline tiim kokku sai veel pärast seda Euroopa Akadeemiat, et siis ma arvan, et see kõik kannab veel siiani, et kuna mul on veel kontaktid nende Euroopa Akadeemikutega ka, et kes siiani veel üksteist toetavad, et siis see on nagu selline väga oluline ütleme siis turvavõrk, et kui sa oled sellel pikal teekonnal üksinda, siis tegelikult on väga raske seda Matti hoida, et sul on vaja neid inimesi enda ümber, kes sind torgivad aeg-ajalt. See akadeemia oli üks väga suur natuke tugevam torge, siis, mis andis nagu suurema hoo sisse. Ja, koos jõuab kaugemale. Just. Mul on sama, selles mõttes motivatsiooni, et kui alguses sealt tagasi tuled, siis ikka see laks, mis sealt sai, ma ei oska seda isegi kirjeldada nagu. Et eks muidugi see motivatsioon puudega natukene läheb allapoole, aga siis ongi vahest ma olen vaadanud mingeid pilte või oma märkmeid või siis tuleb jälle meelde mingine mälestus sellest akadeemiast ja siis jälle tekib niisugune hea tunne ja tuhin uuesti üles ja siis lihaks siis oled ju jälgid teiste tegemisi ka, nagu kuidas neil läheb kodades seal ja siis vaatad, kuidas nad teevad päris palju ja suuri asju ja siis hakkad ka rohkem mõtlema selle peale, et peaks ka tegema tegelikult, et miks me võiks teha nagu ja et siis ma arvan, et täpselt ongi see tänu selle akadeemiale on ka, et saan aru paremini, mis asi see JCI on ja sealt ma sain sellega päris tugeva motivatsiooni nagu laksu. Et ma võin küll julgelt öelda, et tegelikult isiklikud arvamuses, et seda akadeemiat peaks tegema iga inimene, ükskõik, kas on JCI, kas ei ole nagu maailmas nagu minu eest, et see on nagu nii hull. Et ma käisin ka raamatumüügiga, olin 2 suve oli
kokku 2 nädalat, siis oli ka nädal aega müügi nagu koolitusi ja treeninguid, siis ma ütlen, et JCI selle Euroopa Akadeemiaga ei saa isegi võrrelda nagu, et see on nii palju üle. Et minu meelest on küll, see peaks olema kohustuslikult nagu, et ma ei tea, mitte kas või gümnaasium kohustuslik või pigem vaid see nagu või mingi asi. Et kes vähegi nagu mõtleb, siis on võimalik siis raudpolt minge. Ma ei tea küll ühtegi inimest, kes oleks kahetsenud või midagi, kellel oleks meeldinud. Kusjuures, kui sa ütlesid, et see peaks olema kohustuslik gümnaasiumitele või koolidele, et mina olen hästi palju võtnud selliseid asju või nippe sealt, mida ma sealt sain ja kasutan enda õpetaja töös seda ära. Ja lastele hullult meeldivad need ja nad on ka öelnud, et vau, et miks me kunagi selle asja peal ise ei mõelnud ja et ma tunnen, et see, mis mina sealt sain, nüüd ma saan väikse panuse anda ka ühiskonda tagasi, et nendele kooliõpilastele, et see on jah, niisugune, et võiks olla küll, mina olen ka samamoodi mõelnud, et see võiks olla igale ühele kohustuslik või peaks olema, et jah, vabandust jälle, Madis. Ei, mul oli tegelikult sellega suht kõik öeldud nagu, et ma väga palju rohkem rääkida saagi, et mis me saime sealt ja mina julgen küll soovitada ja nime alla panna rootskirjale sinna. Näete, siin me nii õnnelikud olemegi, et praegu samamoodi, ja need märgid on ilusasti meil rinnas ja siin, et oleme ilusasti lõpetanud, meil on see sama üks perekond seal olemas. Võib öelda ilusasti perekond, et see ei ole mingi niisugune läilalt öeldud, vaid aga reaalselt see ongi nii. Tihti on ka, et see on ikkagi isegi mulle, et kui mul vahest on see, et liiga palju inimestega oled liiga kaua koos nagu ühes kohas, siis nagu võib-olla natuke saab küllalt juba inimestest, eks ju. Aga seal oli isegi ka teisipäeval, kui see ärapinek oli siis küll see, et paar päeva võiks ju veel kesta ju. Tahaks veel, et oleks natuke nagu, et lõbus oli ja tavaellu on raske tagasi tulla. Täpselt, tavaellu tagasi tulla. Et jah, nii. Aga siis ma lõpetan selle jagamise ja saame küsimustele vastata. Aitäh, et kuulasite meid. Ma siin ütlen kõigepealt, et Mihkel siin mainis, et tunneb juba, et üks akadeemia kuluks ära. Et ma täitsa lõpus, kui me oleme esitustega lõpetanud, siis ma annan ka ülevaate, et millal järgmised akadeemiad toimuvad, millal sinna kandideerida saab, kes sinna kandideerida saab ja nii edasi, et siis jätame selle informatiivse osa lõpupoole. Ja kuna mul see mikker juba on, et ma loen see enda küsimuse ka ette, et kas te teate, kui paljudest Euroopa riikidest seal akadeemias osalejaid oli? Palju ja kõik on käinud Euroopast, sest nad olid osad ju, üks Norra tüdrukus oli Indias kunagi elanud, üks oli ju elanud, üks mees oli Tuneesias elanud ja tulnud ka, Rootsi oli tulnud elama, et üle maailma ikka selles suhtes, et neid, kes on kunagi kuskilt mujalt. Aga Euroopa kodanikud, jah. Aga Islandist Türgini, pane sinna riigid vahele ja saad enam margu ette. Et seal oli Türgist ja Islandist ja Slovakke ja Tšehhe ja põhimõtteliselt igast riigist ja oli, et Itaaliast vist ei olnud või? Itaaliast oli küll. Oli jah? Jaa, Laura oli Itaaliast. No siis ma ei teagi rohkem, mis riik. Ja siis Venemaas kuni Prantsusmaali, Aga mis oli hämmastav selle puhul, et kui meie saime sinna päris niimoodi, ma kostun kuidagi, meie saime sinna selliselt suhteliselt lihtsalt, et kirjutasime motivatsioonikirja ja kohe saime, siis seal mul oli sõpru, kes nendel oli vist 30 kandidaati oli ja nad võitlesid seal ühe koha nimel, et nad saaksid seal ja siis me lähme sinna nagu, et me tulime niimoodi, et me ei pidanud väga võitlema. Aga see, kuidas nemad võitlesid nende kohtade nimel, et Taanis vist või kui palju, Annet teab, kui palju Taanis nendel seal on, et seal on ikka jõhker see, kuidas nad võitlevad nende kohtade eest seal. Seal oli jah, neil on 38 koda ehk siis 3 kohale kandideerib 38 inimest. Tavaliselt iga aasta kõik kandideerivad, et siin ongi täienduseks, et infoks teistele, et Euroopa Akadeemias on siiski oodatud piiratud arv inimesi. Iga riik saab saata 3 inimest. Eelmisel aastal juhtumisi meil oli 3 kandidaati, ehk siis Kristjan, Madis, Janni. Ja täpselt niiviisi sellepärast oligi, et nad lihtsalt läksid. Aga enamikes riikides on ikka väga
et selles suhtes jah, et sa ikkagi kandideerid, kirjutad motivatsioonikirja, aga enamikes riikides on väga suur konkurents, et kes sinna saab, et tõesti nähakse väga vaeva. Nii, kas kellelgi on ka, te võite täitsa mingeid praktilisi küsimusi ka küsida, et kes on mõelnud kunagi sinna Euroopa Akadeemiasse minna, et praegu on hea võimalus kõike küsida. Nii, keegi ei küsi, ma küsin siis ise selle raha küsimuse ära. et enne me ka ei jõudnud selleni, et Eesti Akadeemia puhul mainida, et Eesti Akadeemia on osalejatele tasuta, ehk siis nende enda kohalikud kojad maksavad nende osaluse kinni, et kuidas see Euroopa Akadeemia puhul on, ma tean, et see kojati erineb, et kuidas teie puhul see oli ja kui palju see maksis? Meil Rapla kojal siis maksid kinni senaatorid. Ise otsime siis lennupiletid nagu, et lennupiletid saab, lennupiletidega nii, et sa saad odavalt siis, kui sa ostad nagu, teed varakult avaldus ära, saad varakult kinnitatud, saad lennupiletid kohe ära osta. Siis oleks saanud mina ka lennupiletid mingi 140-ga või. Aga ma lihtsalt lennupiletid mõtlesin, et ostan 2 päeva enne ja ostsin 290-ga. Et nii saab ka. Siis, aga muidu vist 525 maksis või? Kuskil jah, mina pidin ise maksma meie kojas, et veel on niimoodi, eks me muudame selle varsti ära ja proovime ka nii saata, et meil head senaatorid maksaksid kinni. Et meil 525, aga selle sees on kõik ööbimine, söögid, joogid, ma ei tohi öelda, mitte väga palju juua ja ma sinna joome läinud, aga selle sees on kõik olemas ja et selles suhtes, et see pole sugugi palju makstud selle eest, et ma jah, pluss lennupiletid veel juurde. Aga Kristjanile vist on ka, et koda maksab kinni, on ju? Tallinna kojal on komme, hea traditsioon, et see on üks viis meie enda liikmete arengusse, eriti veel potentsiaalsesse järgmisesse presidenti investeerida. Et siis meil see osavõtutasu on tavaliselt eelarvestatud ja tasub koda ja siis lennupiletit ostab inimene ise. Sest mina soovitan ka mõelda kojasiseselt mingid lahendusi, et inimestele aidata või saata just EVP-sid sinna, sest et kui mina arvan, poleks EVP-na sinna läinud, siis presidendi praegu ma ei tea, mis saaksin Rapla kojast üldse või mis ma üldse ise teeksin siin nagu. Sest see ikka jah, et mis nagu just arusaamise, JCI-st ja motivatsiooni, siis see on hädaväärik, ma arvaks. Super. Nii, kas keegi tahab veel küsida? Küsisin selle kõige raskema küsimuse ära, et Money. Yeah. Nii, aga mõttes, et kui ei ole, siis jätkuvalt meil chat on avatud ja visake oma mõtteid ja küsimusi sinna, aga meie lähme oma rongiga edasi. Et kui Euroopa Akadeemia, nagu meil praegu Madis, Anni ja Kristjan rääkisid, aitäh teile, oli siis kohaliku koja tulevasele presidendile, siis kui me räägime kodade struktuurist, siis järgmine tasand on rahvuskoda, ehk siis JC Estonia, see, kes juhib seda Eestis toimuvat. Ja siis Põhjamaade Akadeemia, ehk siis Nordic Academy, see ütleme, või Eestis ütleme ka segamini inglise-eesti keeles Nordic Akadeemia, on siis mõeldud just tulevastele rahvuskoja liikmetele, ehk siis kes meie mõistes Eestis hakkab mingit valdkonda näiteks juhtima. Ja seal on selles suhtes jällegi paar astet edasi, et see on akadeemia, kus natukene rohkem keskendutakse ka siis juba sellisele strateegilisele koostööle riikide vahel ja antakse siis tööriistad ja teadmised sellest, et kuidas rahvuskoda juhtida ja luuakse uusi väärtuslikke partnerlussuhteid ka, et just selle heaks, et järgmisel aastal oleks lihtsam mingeid asju teha, mis oleks ka üle piiri. Ja meil on siin Veljo ja võib-olla Henri on ka juba kohal, kes räägivad siis enda kogemusest, et kus nemad käisid. Vabandust, enne ütlen ka selle ära, et kui Eesti Akadeemia toimub alati siis Eestis, Euroopa Akadeemia toimub alati Rootsis, siis Põhjamaade Akadeemia on selline akadeemia, mis roteerub ja sellel aastal toimub Eestis, sellest räägime edasi, aga siis Henri ja Veljo saavad rääkida, kus nemad käisid.
Tervist ka minu poolt, et on mind kuulda? Jaa. Väga hea. Mina räägin siis oma Nordic Akadeemia kogemusest, et mina käisin siis eelmine aasta Nordic Akadeemias ja eelmine aasta toimus Nordic Akadeemia siis Norras. Ja see oli kindlasti ka üks põhjuseid, miks ma kindlasti tahtsin seal osaleda just selle asukoha poole pealt. Aga nagu teiste akadeemiategi puhul, siis väga palju sellest sisust ei saa rääkida, aga minust väga hästi ilmestab seda akadeemiat üldse see pilt, et sulle nagu väga vähe räägitakse, et räägitakse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Et sa oled nagu silmad seotud, sa ei tea, mis sind ees ootab, pead olema valmis üllatusteks. No erinevat Mihklist ma ikkagi teadsin, et see akadeemia saab olema ööbimisega. Kui esialgu tundus tõesti mulle natuke hirmutav selles akadeemias osalemine peamiselt just seetõttu, et ma ei tunne ennast väga kindlalt inglise keeles suheldes, kuna ma teadsin, et see toimubki inglise keeles mitu päeva veel, siis pisut ebakindlust sisendas see mulle. Küll aga Anni ja Annet suutsid mind ikkagi ära veenda ja kindlust lisas ka see, et Eestist oli veel minemas Tallinna Kojas Taavi Agasild, et ma päris üksi pidanud Eestist minema. Kui siin juba natuke finantspoolest Eesti Akadeemia puhul ja Euroopa Akadeemia puhul räägiti, siis Põhjamaade Akadeemia puhul on Põhjamaad sõlminud sellise omavahelise kokkuleppe, et igast rahvuskojast siis, kus siis on alla 400 liikme, no Eesti kuulub sinna alla, siis järelikult Soome ei kuulu, kus iga 2 liikme nii-öelda osalustasu siis kaetakse ära 75% ulatuses. Ja see osalustasu siis sisaldab ka, sinna juurde saab siis panna ka nii-öelda siis sõidukulud ja kõik nii-öelda transpordikulud, et siis sellest 75% kaetakse ära sellest Nordic nii-öelda fondist. Et mina tegin oma kandideerimise otsuse ära, ma näitan täpselt suvepäevadel oli veel viimane päev kandideerimiseks ja seal ma selle avalduse ära täitsin. Ja siis oli kuu-poolteist oli ettevalmistuseks, et väga palju infot ei saadetud, saadeti mingisuguse infokilde, et mida natuke kaasa vaja võtta ja kus toimub pisut ja veidike infot koolitajate kohta tehti selline WhatsAppi grupp, kus siis killukesi hakati jagama. Koolitus ise kestis siis umbes 4 päeva, et toimus siis, nagu mainisin juba Norras, aga toimumispaik oli siis Oslost umbes 3 tunni rongisõidu kaugusele natuke Lillehammerist edasi, kes Lillehammerit mäletab, et seal olid olümpiamängud 1994. aastal, et natuke sealt veel edasi ja meie ööbisime sellises suusakuurordis, kus lähetuses toimus ka slaalomi siis mingid etapid tol ajal, kui siis olümpiamängud seal Lillehammeris toimusid. Selline vaatepilt siis avanes hommikul, et me jõudsime sinna õhtul pilkases pimeduses ja mitte midagi näinud, kuhu me täpselt meid oli toodud. Ja siis hommikul, kui valgeks läks, siis avanes selline maaliline pilt aknast. Seekord akadeemia sattus huvitaval ajal minu jaoks selles osas, et minu sünnipäev sattus sinna sisse. Ja ma lootsin, et saab see aasta selle kuidagi vaikselt niimoodi mööda saata, et kuna seal väga minu tuttavaid ei olnud, siis keegi loodetavasti ehk ei teadnud, aga paraku ikkagi kuskilt oli see info läbi lekkinud ja mulle tehti selline vahva üllatus seal akadeemias nimelt siis selline sünnipäeva laul lauldi, kus siis iga riigi esindaja, erinevatest riikidest oli siin esindajad, kokku olid meid umbes 15. Nordic riike grupis on 8 ja 7 riigist olid siis osalejad, ainult Islandilt ei olnud. Ja siis iga rahvuskoja esindaja siin laulis siis oma emakeeles sünnipäeva laulu ja tehti selline huvitav kooris laulamine siis üllatusena mulle sünnipäevaks. Nagu ma mainisin juba, et inimesi väga oli seal umbes 15 kanti, et mulle alati meeldivadki rohkem sellised kokkusaamised, kus on nagu ei ole väga palju inimesi ja on võimalus kõigiga tuttavaks saada, kõigi kohta rohkem teada saada, et ülesanded ja igasugused harjutused, mis seal meile anti koolitajate poolt, olid ka niimoodi kokku seatud, et oligi võimalus 3-4 päeva jooksul kõiki inimesi üpris hästi tundma õppida.
väga palju nendest ülesannetest ja tegevustest rääkida ei saa, aga ma paar pilti panin siia ikkagi, et milliseid vahvaid ülesandeid ja tegevusi me pidime seal läbi viima ja korraldama ja lahendama, ja erinevates asupaikades siis. Kindlasti Nordicu puhul saab välja tuua ka koolitajate professionaalsuse ja võib-olla pisut ka sellise ranguse, et kui rahvuskoja tasandil oled juba jõudnud, siis ootused sinu osas on ka võib-olla pisut kõrgemad ja kindlasti sa peaksid juba teadma, kuhu sa tulnud oled, mis on JCI ja et siin pole enam seda, et keegi nagu keset koolitust magaks, nagu mõne koolituse puhul võib-olla vahepeal on juhtunud siin teistes akadeemiates. Aga siin on tegelikult ka üks järjekordne ülesanne, et tegelikult see ei ole mitte unepaus. Ühe vahva asja, mis saab veel kindlasti välja tuua ja mida võib välja tuua, on see, et toimub, kui on erinevad rahvad kokku tulnud, siis tehakse ka selline ühine vahva oma toodete selline tutvustamine ja nagu selline trade show, kus siis pannakse lauale oma sellised rahvusjoogid, rahvusmaiustused. Et ühel õhtul oli siis võimalus ka siis erinevad Põhjamaa riikide ja siis ka Eesti, Läti, Leedu erinevaid tooteid mäkkida. Ja nüüd, et mida see Nordica Akadeemia mulle andis lisaks selle diplomile, et kindlasti andis teadmisi juurde just selles osas, et kuidas Nordic riigid omavahel küll kokku hoiavad, kuidas näiteks igasugustel hääletusprotsessidel, kas siis JCI üldkogudel, maailmakongressidel või mingid teistel kokkusaamistel, koosolekutel hääletatakse, andis teadmisi juurde Euroopa Development Councili kohta, millest Henri teab kindlasti rohkem rääkida. Ja samuti sai kuulda erinevate teiste riikide seal kohapeal olnud esindajate projektidest, nii Eesti, Läti, Leedu kui ka siis Põhjamaa ja teiste riikide huvitavatest projektidest, mida nad siis oma kodades on teinud. Uusi kontakte loomulikult sai seal ja just selles, kui osas on see kasulik Põhjamaade Akadeemia, et kui on plaanis näiteks minna veel kaugemale kohalikus kojas või ka miks mitte juba, mitte rahvuskojas siis ja miks mitte ka rahvusvahelisel tasandil, et siis on seal võimalik sul saada juba selliseid kontakte, kellega sul on lihtsam hiljem suhelda. Ja kontaktide osas on just ka vahva see, et siin nädalapäevad tagasi just tuli Facebookis teade mulle selle kohta, et 3 aastat tagasi toimus Balti konverents meil siin Eestis. Ja kui neid pilte sirvisin, siis väga vahva oli näha, et nii mõnigi tuttav nägu oli seal Balti konverentsil osalenud ja sain kinnituse tõsiasjades, et kus ma neid inimesi mõningaid varem olin juba näinud. Ja loomulikult vahva kohtumine oli ka osadega neist maailmakongressil, kus tegime ühise pildi. Aga siin ma annaksingi oma jutujärje edasi siis Henrile, kes oskab ka rääkida veidi varasemast kogemusest Nordica Akadeemias. Tere kõigile, et sa välja rääkis juba kõik olulise asja ära siin, see on väga hea. Vaata, kus ma leian need oma jagamiseks ka pildid üles. Uno secundo per favore. Ja siis see. On näha mu pilti või? On küll näha. Kas keegi on? Väga tore. All right. No nii. Jah, mina käisin siis Nordicus umbes 3 aastat pärast seda, kui ma olin Euroopa Akadeemiast käinud. Et see oli oma nagu leadership skillide mõõtmiseks niisugune väga hea mõnus vaheetapp. Siis kui, mõlemad akadeemiad keskendusid tol ajal päris palju leadership skillidele, oskuste nüüd arendamisele. Muidugi omad fookused mõlemal akadeemial. Aga et siis, kui Euroopa Akadeemias oli saanud nagu esmakogemuse ära mõõdistanud
need omad erinevad värvid ja kus sa seal asud ja siis sellest lähtuvalt oli saanud 3 aastat endaga tööd teha ja nüüd oli väga tore uuesti näha siis, mis vahepeal nagu toimunud on just läbi teiste silmade, et seal paigutati uuesti paika ja oli päris märkimisväärne muutus toimunud, mis oli positiivne. Ja samamoodi nagu Veljol siis, et see on koht, kus kohas, kui sa juba rahvus nii-öelda kotta lähed, et siis neid harjutatakse sulle sisse, et su roll nüüd ei ole enam ainult nii-öelda oma riigis nagu tegutseda, vaid et sa oled esiteks osa siis nii-öelda rahvusvahelisest tiimist, aga teist poolelt sa oled ka kogu aeg oma riigi saadik. Et kui iganes sa käid, siis üks su roll on tutvustada Eesti riiki, Eesti kultuuri ja meie aastal oli veel siis ka äge, et siis kõik pidid kaasa võtma oma rahvaste riided. Ja me siis Kaido Irbaliga tookord käisime kahekesi koos ja saime sellised põnevad sinised kostüümid kaasa, millega oli seal väga tore ja äge olla. Võib-olla siit, kui näha, siis kui Veljol oli koolitajaks Natasha Jov, siis mul oli ta siin üks akadeemikutest, oli tol ajal, oli siis EVP, vist oli järgmine aasta EVP oma rahvuskojas. Keegi siin tahab veel rääkida. Meie käisime sellises Lätis ja me olime sellises kohas nagu Daugavpils, mis oli siis Valgevene ja Leedu piiri ääres, metsa sees, üliäge mõnus koht, järve kaldal, saun, saime Läti saunakultuuri nautida ja see oli kõik nagu väga äge. Esimesel päeval meid võeti vastu Daugavpilsis, me viibisime esimene öö hotellis ja siis meil oli ka seal samas ruumis väikene pidu ja meile öeldi, et pidu on 2 õhtul. See on esimene õhtul, siis kui me siin vastu võeti ja siis viimasel õhtul ja vahepeal alkoholi kellelegi ei anta. See oli nende hästi karm reegel. Paar soomlast natukene pahandasid selle peale, aga kõik said ilusti hakkama. Mulle väga meeldis see, et sa olidki professionaalselt keskendunud akadeemiatööle, koostööle ja siis lõpus alles oli selline tähistamise pool. Et saime siin linnaga tuttavaks ja seal olid Jessicad, olid ka siis kohaliku linna valitsuses nende ettevõtluse arendamisega seotud, et siis naisterahvas, kes seal loeb, et tema siis tutvustas linna äriplaane meile ka. Ja selle tiimi, mis minu meelest üks olulisemaid asju nagu selle Nordica Akadeemia juures oli, on just see kontaktvõrgustik, mille sa siit nagu saad, vähemalt kui sul on plaan edasi minna. Mina käisin siis, kui ma olin VP strateegia alalisel, ma küll teadsin, et ma tahan edasi pürgida, aga midagi ei olnud veel kindlat, aga need kontaktid, mis siit tekkisid, olid edaspidiseks hädavajalikud oma plaanide seadmisel, hoida ennast kursis sellega, kuidas Lätis Euroopa konverentsi korraldati, seal oli palju asju, mille koha pealt oli vahepeal vajadus lobistada ja aru saada, miks seal mingid asjad toimusid, siis siin oli nii uus direktor kui ka siin oli siis see eelmine direktor, ei olnud see, mis küll teine oli. Ma ei tea, kes pildi pealt üles. Anyway, mõlemad direktorid olid siin kaasatud, et siis sai nende käest siseinfot ilusti ja siin tiimid ka. Gero Arne, väga hea koolitaja Norrast, oli Norra president järgmisel aastal. Tema juures sai käidud siis pärast veel seda Nordica Akadeemiat Norra aasta kongressil ja temaga sai palju plaane peetud ka selle koha peal, kuidas siis võiks siin Eestis oma aastat paika panna. Igasuguseid koolitusele pilte, mul väga palju sellest ajast ei ole. Niisugune fun tiimipilt ja saime siin natukene Volgaga sõita ja oli väga äge. Ma tahtsin veel rääkida. Ja siin oli ka tiimis oli need, kes siis korraldasid Tampere Euroopa konverentsi, et samamoodi siit tekkisid head kontaktid nendega suhtlemisel, et kui me Peetriga hakkasime siis meie maailmakongressi promo seal Tamperes tegema, siis oli siit ka lihtne inimestega otse ühendust võtta ja sai kenasti alati kõik kokkulepped sõlmitud. Siis üks asi, mis oli väga kihvt, oli see, et seal oli kohaliku koja liikmel oli seal piirkonnas tigude kasvatus
Nii et me saime kõikidel päevadel väga palju häid tigusid erinevaid marinaid. See oli väga tore. Ja, aga nagu ma siis ütlesin, või nagu Veljogi enne ütles, et koolitajad olid juba siis. Üks koolitajatest on ka siis Dublini konverentsi direktor Derek Reilly, kellega ma olin enne kokku puutunud, tegi networking koolitust. Tema oli siis peatreener seal. Tase on seal alati kõrge olnud. Ja Nordic Akadeemial on pärast seda minu aastat, seal oli veel vahepeal paus, aga siis hiljem on hakatud mõtlema rohkem selle peale, et mis selle akadeemia fookus võiks olla. Vähemalt nüüd siis käesoleva aastaga, siis 3 aastat on sellega palju nagu tööd tehtud ja üritanud sellele rohkem oma fookust leida, mis ta kunagi alguses ka oli, mille eesmärk oli siis panna rahvuskoja juhatused omavahel rohkem koostööd tegema ja et kogu see akadeemia oleks rohkem ka kogemuste vahetust. Meie aastal oli seal 2-3 tunnine sessioon, kus siis kõik riigid ettevalmistatult esitlesid oma riigi mingisuguseid hästi toimivaid praktikaid, mingeid lahendusi, mis on aidanud nende kojal kasvada. Et siis sai huvitavaid ideid ja tol ajal ka meie selline win-win-win süsteem, mis meil oli Esteleveli ja Alexelaga oli see, mis huvid Estelevele pakkus mingil määral. Sealt koolus ka mõte välja, et võiks seda sellist ärivõrgustikku või boonussüsteemi ka rahvusvaheliseks ajada, aga siis nagu ka tänaseks Annet on aru saanud oma juhatusega, et see võib-olla oli liiga mahukas haldamise poole pealt. Et siis jäädi paremaid aegu ootama, kuni tehnoloogia võib-olla annaks paremaid võimalusi. Aga anyway, igatahes, kui oled juba rahvuskoja tasemele jõudnud ja plaan on tegelikult ka midagi ära teha ja võib-olla jääda sinna kauemaks kui 9 aastaks, siis see on see, kus kohas sa lood omale need esimesed personaalsed kontaktid, millest ei saa CCI võrgustikus nagu heas mõttes enam mitte kunagi lahti. Et need on need inimesed, kelle poole sa saad igal hetkel uuesti pöörduda, kes alati aitavad sind ja kellega sa tegelikult hakkad siis ka koostööd tegema. Kui sa oled personaalselt nendega istunud saunalaval ja nendega juttu ajanud, siis see edaspidine koostöö, see on midagi muud. See ei anna võrrelda sellega, kui sa oled inimesega korraks kui vahva kogemus oli, soovitan igal juhul minna sinna ja Annet oskab kindlasti võib-olla tulevikus siis rääkida ka, et siis kui ta siin Eestis selle aasta toimuma pidanud Nordic Akadeemiast räägib, et siis mis see fookus see aasta äkki on. Küsimusi võib ka esitada. Suurepärane ja kas on küsimusi? Äkki need, kes käisid Euroopa Akadeemias ja kellel on järgmine samm nüüd Põhjamaade Akadeemia, äkki nemad tahavad midagi küsida, et kuidas erineb või kuidas sarnaneb? Ei, ma tahtsin lihtsalt küsida Veljo käest, et mis ta kaasa võttis Eesti poole pealt? Kaasa võtsin nagu? Ja sinna, selles suhtes, et teil oli ühine laud seal. Meil oli loomulikult Viru Valge oli, Kalevi šokolaad oli põhiline, jah. Et viine šokolaadi peale. Vana Tallinn ikka, Vana Tallinn. Ja ma mõtlesingi Viru Valge, et nägi. Ja, Vana Tallinn ikka muidugi, jah. Jah, see on ka mainib, jah, selles suhtes väärib mainimist, et kes siin võib-olla nii palju pole käinud välismaa üritustel, et olgu see akadeemia või konverents, et JCI on julgelt üks tugevamaid Vana Tallinna maitse levitajaid üle maailma. Välismaalased väga armastavad seda kõvasti rohkem kui me ise, aga et selles suhtes Livikule saab head turundust tehtud küll, jah. Aga seal meil oli ka ühe riigi esindaja, kes valis välja kõige jubedama maitsega nende riigi joogi. Läks nagu teist teed pidi. Ja oligi Vana Tallinn sai või? Ei, tema võttis oma riigis kaasa. Selge. Nii, kas on küsimusi? Kui ei julge küsida, võite chatti kirjutada ja jätkuvalt võite... Küsimus ja võis küsida. Kui palju rahvuskoja siis tasandil saab minna sinna, et Nordic Akadeemiasse inimesi või liikmeid? Ma kommenteerin nii palju, et nagu sarnaselt Euroopa Akadeemiaga, siis Eestis ei olnud seda tungi eelmisel aastal, siis Soomes näiteks oli küll
et Soomes oli ka oli tahtjaid oluliselt rohkem kui tegelikult kohti. Aga mis see kvoot on üldse? Seal on samamoodi, et 3 inimest. On 3 inimest. Ja kui palju seal see osalus oligi? Et 75%. Riigist osalejaid piisavalt ei tule, siis viimasel hetkel vaadatakse, kui oli kuskilt rohkem tahtjad, et siis antakse sinna üle. Ja näiteks ma tean, et Eestis on ka olnud ühel aastal nii, et 3 tükki läksid. 2 oli siis Nordicu fondist mõeldud see 75% toetust. Et siis inimesed lihtsalt omavahel jagasid ära siis, et see summa, mida nad said lõpuks tagasi toetusena, et see siis jagati 3 vahel ära, et oleks ükene võrdne jaotus. Jah, täpselt nii. Aitäh, Henri, head sa ütlesid, et tavaliselt niiviisi tehakse tõesti, et kui sealt see Nordic fond on ja selline asi, siis kuhu iga Põhjamaade riik iga-aastaselt raha paneb ja siis, et kui reegel on see, et 2 delegaadile siis 75% ulatuses need kulud kaetakse, siis suur osa riiki, kellel on ikkagi 3 esindajat, teevad tõepoolest nii, nagu Henri ütles, et jagavad selle tagasi saadava raha omavahel ära, et ei valita ühte, kes maksab täismahus ja 2, kes maksavad 25%. Nii, okei, kui küsimusi praegu ei tule, jätkuvalt visake chati, aga me lähme jälle edasi, oleme kenasti ajakavas ja 4. akadeemia, siis hetkel meie webinari viimane on siis JCI akadeemia, mida me võib-olla lihtsalt kõnekeeles kutsumegi JCI Jaapani akadeemiaks. Tegelikult on selle nimi JCI akadeemia, aga see lihtsalt traditsiooniliselt alati toimub Jaapanis, sellepärast on ta saanud ka omale selle nime, et Jaapani akadeemia. Ja see on siis selles suhtes, nagu me oleme läinud trepiastmeid mööda järjest kõrgemale, siis see akadeemia on mõeldud tulevastele rahvuskoja presidentidele. Ehk siis, kui mina käesoleval aastal olen JCI Estonia president, siis minul oli suur au eelmisel aastal JCI akadeemias käia. Ja eesmärk ongi suuresti esiteks muidugi lõimuda tulevaste rahvuskodade liidrite vahel ja mõelda just natukene globaalsemalt, kuidas liider olla. Ja sellele ma lähenen ka oma slaidide juures, et ma nüüd proovin ka seda ekraani jagamist. Nii, läks juba kuskile allapoole. Nii, kas te näete kenasti mu ekraani? Väga hea, suurepärane. Nii, ma panin siia selles suhtes juurde ka, et 2019 aasta, sellepärast, et see on minu kogemus. Kõikide akadeemiate puhul on niiviisi, et osalejad saavad rääkida ainult enda kogemusest. Et isegi kui see struktuur on sarnane, siis tegelikult kogemus on väga-väga erinev, oleneb asukohast, oleneb osalejatest, oleneb peakoolitajast ja kõigest. Ehk siis lihtsalt tahan üle korrata, et ma räägin seda tugevalt läbi oma prillide. Ja siis JCI akadeemia, nagu ma ütlesin, toimub igal aastal Jaapanis juulikuus. Aga erisus on see, et see toimub iga kord erinevas linnas. Et kui me räägime siin maailma mastaabist, et kui näiteks me korraldame keegi korraldab Euroopa akadeemiat, siis toimub kogu see bidding process, et kes kandideerib, kes saab korraldusõiguse, siis tegelikult JCI akadeemiaga on Jaapani siseselt samamoodi. Aga korraldajateks on siis kohalikud kojad. Ehk siis kohalikud kojad kandideerivad, et nemad nüüd soovivad olla läbiviijad ja kui nad võidavad, siis saavad korraldajaks ka. Minul oli siis rõõm käia Karuisawa linnas, mis asub Tokyost lääne poole. Ma nüüd unustasin kilometraaži vaadata, aga ütleme nii, et kui me läksime sinna rongiga, need kuulsad Jaapani kiirrongid, siis me sõitsime sinna umbes 1-1,5 ja võrdluseks, kui ma tagasi tulin bussiga, siis me sõitsime seda maad 4 tundi. Et see näitab ka, kui kiired need rongid on. Ja sellel aastal toimub JCI akadeemia Fukuoka linnas. Paraku on nüüd see küll edasi lükatud, et näis, millal täpsemalt toimub, aga üldiselt on alati juulis toimunud. Nii, ja natukene siis hästi veidikene taustast, et ma liiga faktidesse ei lähe, nagu te näete, ma olen selline pedantne slaidi inimene, aga JCI akadeemia siis tegelikult kinnitati ametliku JCI üritusena juba aastal 1987, ehk siis enne, kui mina üldse sündisin.
ja nüüd läbi aegade on seal üle 2500 lõpetanu ja panin sulgudesse siin Global Networkers. Ehk siis, et kindlasti paljud ei ole sellega kursis, et kui teistes akadeemiates sa saad ka sellise väikse pinni endale, siis JC Akadeemia lõpetanud saavad endale Global Networker pinni, et just kui nüüd oled sa see ametlikult Global Networker. Ja peakoolitajad JC Akadeemias on tavaliselt endised JC maailma presidendid, et väga-väga pikka aega oli peakoolitajaks Lars Heislund Taanist, keda enamus siin kuulajatest tunnevad. Tema oli maailma president 2006 aastal ja nüüd viimased 2 aastat on peakoolitaja olnud Pascal Tike, kes oli maailma president 2016 aasta, et tema on tõenäoliselt nüüd päris mitmed järgmised aastad ka, mis lihtsalt näitab ka seda peakoolitaja kompetentsust ja kogemust, et neil on väga-väga pikk JC karjäär selja taga ja nad teavad tõesti kõigest alates kohalikust tasandist kuni täitsa peakorterini välja. Ja programm, millest otse loomulikult ma teile ei räägi, nii palju, kui ma saan rääkida, on see, et JC Akadeemia ametlik programm kestab 9 päeva. Et kui Eesti Akadeemia on selline peaaegu 3 päeva, Euroopa Akadeemia oli 5 päeva, Nordic Akadeemia, ma ei mäletagi, ka poole nädala kanti, siis JC Akadeemia tõesti programm kestab 9 päeva, millele lisandub siis saabumise aeg ja lahkumise päev, et lõpuks me oleme enam-vähem 2 nädalat Jaapanis. Ja kui hästi selliselt üldistatult see programmi 2 jagada, siis üheks pooleks on võõrustava linna kultuur, mis on väga suur osa programmist, et seda ei ole üldse kuidagi alaväärtustatud. Ja teine pool on just siis see, et kuidas olla inspireeriv globaalne liider, et sellepärast ma seda rõhutan eraldi, et seal tuleb see järgmine aspekt, et sa ei mõtle ainult enda riigi eest, otse loomulikult sa esindad tugevalt oma riiki, aga sa just pead mõtlema ja kõik panema nagu ülemaailmsesse konteksti, et ei ole näiteks mina ainult Eesti eest, vaid ma mõtlen ka, kuidas teistes riikides asjad toimuvad, kuidas neid aidata ja nii edasi. Ja programmil tehniliselt, iga aasta programm natuke erineb, aga on 3 sellist peamist fookust, on strength, cooperation ja cultural understanding, et see strength ongi väga mitmemõtteline, aga see on, et kuidas sa oled tugev liider, kuidas sa kõige seal vastu pead, nagu akadeemiates ikka, et see ei ole tegelikult saladus, et magamata öid on oma jagu, programm on tihe, palju on teha, palju on suhtlemist, isegi minusugusel ekstroverdil väsitab ka see tegelikult ära, see on omamoodi tugevus, millega sa harjud, et võib-olla oled väga väsinud suhtlemisest, aga pead jälle lavale minema, midagi ette kandma, siis just see koostöö ja tõesti see kultuuriline arusaamine on üks tugevamaid asju kindlasti seal akadeemias, milles õpid. Ja ma nüüd edasi siin keskendun suuresti piltidele, et siin on meil grupipilt siis meie akadeemia delegaatidest ja see akadeemia osalejad siis eelmisel aastal oli, kui ma ei eksi, umbes 80 riiki esindatud. Ma jään vastuse võlgu, mis see täpne number oli, aga umbes 80 riigist, mis on väga-väga suur number. Ja siis igast riigist on ainult 1 esindaja. Ja lisaks on seal ka delegaadid Jaapanist. Ehk siis on selline segamini, et kui teistest riikidest tulevad enamasti järgmised rahvuskoja presidendid, ja siin on ka see aspekt, et oletame, kui rahvuskoja presidendi kohale veel ei ole kandidaati, kui on selline riik, neid riike on, siis saadetakse keegi, kes potentsiaalselt võib kandideerida või keegi, kes rahvuskoja positsioonile üldse kandideerib. Ja kui see inimene juba ühe korra on käinud, siis ta teist korda enam kunagi minna ei saa, sest et see on ühekordne elamus su elus, et see on väga-väga oluline aspekt siin mainida, et siin ei ole, et ma käin mitu korda. Ja Jaapanis on ka siis, et kes on rahvuskojas või ka osades kohalikes kodades liidripositsioonid, kas on kohalikud presidendid, et nemad pannakse sinna sekka, et see on selline segamini. Ja akadeemia algab 2 osas, et esialgu on jaapanlased ja ülejäänud rahvused eraldi ja siis üks hetk pannakse nad kõik kokku.
Nii, aga ma alustan täitsa algusest, et see minek sinna, et vasakul on näha, et oleme selline uniste nägudega lennujaama selfie Helsingi lennujaamas, mina ja Mikaela. Mikaela on siis sellel aastal JCI Soome president ja reisisime Jaapanisse koos hästi mugavalt. Ja siis teise pildi peal, kus me lippudega oleme, on meie keskel ka selle aastane JCI Rootsi president Johan. Ja lihtsalt tahtsin siia juurde öelda, et kogu see JCI Akadeemia üks suurimaid väärtusi ongi nagu ka teistes akadeemiates suhete loomine ja olles rahvuskoja president on see eriti oluline võimalikult vara tundma saada oma kolleege. Ehk siis, et kui isegi soovitan alati, et mina ütlesin ka Sigridile, et kui temal on minek, et kindlasti mine kellegagi koos, sest kogu see teekond sinna Jaapanisse nii palju on võimalik arutada ja parimateks sõpradeks saada, et meie kolmekesi siis läksimegi samal ajal Tokyosse. Johan oli täpselt samal ajal lihtsalt teise lennu peal, aga saabusime samal ajal. Ja siis mitu päeva veetsime Tokyos kõigepealt aega, vaatasime ringi ja ütleme nii, et me oleme ikka pestikad nüüd, et parimad sõbrad, et selline kogemus. Ja siin allpildil on kohe üks Jaapani televisioon esindatud, tuli kaameraga kohe meie juurde, me olime sellised magamata nagu me välja nägime ja hakkas kohe uurima, et kust te pärit olete, mis te Jaapanis teete, nii et põhimõtteliselt kohe, kui me saime jala Jaapani pinnale pandud, saime anda intervjuu Jaapani televisiooni ka, et see oli hästi huvitav. Nii, ja siis siin on lihtsalt mõned pildid, et kui meil oligi paar päeva kõigepealt Tokyos ringi veetud, tegime sellist tüüpilist turistivärki, käisime hop on, hop off busside peal, sõime meeletutes kogustes raamenit, saime Hello Kitty üledoosi, käisime maailma kõrgemas tornis Tokyo Skytrees, kus siis all vasakul on näha, et me põrkasime kokku juba ka teiste delegaatidega, et ühesõnaga ükskõik kui suur Tokyo ka ei oleks, üks kõige tihedamini asustatud linn maailmas üldse, siis me suutsime ikkagi samas kohas kokku põrgata veel siin Norra, Leedu ja Läti esindajatega, et see oli väga äge. Nii, siis siin on mitte kõige esinduslikum pilt, aga pilt siis sellest, et kui lõpuks kõik olid Tokyos kohal, me saime kokku ja proovisime, et kas umbes 20 inimest ühte väikesse karaoke ruumi mahub ära, et mahtus küll ja sai siin juba tutvuda üksteisega ja näha, kui hea kellegi lauluhääl on. Aga kui Tokyo turismireis oli läbi, me olime lihtsalt 2 päeva Tokyos, et tead saaks sellest reisiväsimusest üle, natukene ringi vaadata ja siis sõitsimegi Karuisevasse. Et rongijaamas oli meil kohe ilusti tervituskomitee, ütleme vastas, suured postrid, inimesed tervitamas, kohe tehti pildid, et väga äge tunne on ja hästi veider on tõesti JCI Akadeemias, et sul kogu aeg peab Eesti lipp olema kotis igaks juhuks, sest kohe tuleb mingi pilt ja kohe on vaja lippuga välja või poseerima minna ja otse loomulikult, et kes siin on JCI inimesed teavad, et kuna me korraldasime eelmisel aastal maailmakongressi, siis me olime üle maailma niivõrd kuulsad, et ma naersin ka, et ma olin nagu kohalik Beyoncé, et ma ei ole nii palju selfisid veel inimestega teinud, et ma lõpuks iga päev pärvisin huuli ainult sellepärast, et ma teadsin, et ma pean nii palju selfide olema. Aga mis puudutab üldse seda Jaapani Eesti armastust, siis ei oskagi seda kirjeldada. Jaapanlased on alati eestlasi väga armastanud ja vastupidi ja olgem nii kaugel üksteisest kui tahes, me tegelikult oleme äärmiselt sarnased kultuurid ka tuleb välja. Nii, siis parempoolsel pildil on näha, mul on tegelikult siin kõrval ka selline mapp, et ma sisse ei näita, aga hästi põhjalik mapp, mille me saime, kus olid siis kõik need 9 päeva lahti kirjutatud, mis toimub, mis riietus peab olema, kus peab olema, kõik on hästi punktuaalne, pead õigeid riideid kandma, et minul endal väga meeldib muidugi selline pedantsus jaapanlaste juures, aga selles suhtes on ka väga hea selles suhtes neil siis korraldada või sellist massi hallata, et reeglid on paigas. Võib-olla ainus asi ongi, et kuna jaapanlased hästi järgivad oma reegleid, siis kui midagi läheb vussi, siis nad ei ole võib-olla väga paindlikud ega selleks valmis, et selliseid asju tuli ette, et kui keegi jääb hiljaks, siis nemad ei ole osanud sellega arvestada, et keegi võiks üldse kuskile hiljaks jääda. Nii,
Ja siin on üks pilt, et üldse, kui tegelikult see akadeemia täiesti nagu sisuline õppimise pool pihta hakkas, siis oli kõigil delegaatidel, kes tulid siis välismaalt, võimalus veeta aega kohalikus peres ja see ei ole üldse saladus, see on JCI kodulehel ka kirjeldatud, et sellest ma midagi salajast välja ei räägi, et see on üks osa programmist, milleks ka kõik ette valmistatakse, et nad teaksid. Ühesõnaga, mis teeb selle eriliseks on see, et Jaapani kultuuris ei ole väga levinud see, et inimesed võtaks võõraid enda katuse alla, majutaks neid, et see on väga suur ja hea võimalus meie jaoks sellist asja kogeda, ehk siis iga üle piiri tulnud delegaat sai endale Jaapani pere. Ma isegi küsisin huvi pärast nende perede käest, et kuidas nad sinna said, siis selgus, et Karuisaare linna peale pandi lihtsalt postrid igale poole seintele, et kes tahaks majutada ühte välismaalast ja väga-väga palju avaldusi tuli, et see on väga vinge. Jällegi hea näide, kuidas üks JCI akadeemia tegelikult mõjutas väga tugevalt kohalikku kogukonda, et tegelikult said sellest osa siis ligi 80 kohalikku perekonda, kes võtsid endale välismaalase koju. Jaapanlased tegid sellel korraliku matchmakingu, pered said eelistusi ka valida, et keda nad eelistaksid. Kõige naljakam oli see, et kas mitte äkki minu pere oli maininud, et äkki midagi Ida-Euroopast või vene keelt kõnelevatest riikidest ja siis oli talle pandud Eesti. No selline valus asi, mida kuulda alati, aga selles suhtes ma ei ole üldse kurb, ma sain väga ägeda pere. Ja siin on see hetk, et me kogunesime siis Võimlas ja esimest korda saime oma peredega kokku, tegime pilti ja see on hästi vahva emotsionaalne hetk. Minu pere oli selles suhtes väike, et üleval vasakul näeb 2 inimest, et neil lapsi polnud, nad olid tegelikult natukene minust vanemad, et juhtus olema hästi noor pere. Kunagi ei tea, sa võid ka saada pere, kellel seal on vanaema ja 7 last ja nii edasi, et kõik said täiesti erineva kogemuse. Minu pereliikmed rääkisid puhast inglise keelt, üks oli isegi tegelikult tõlk ja nad on tegelikult Eestis ka käinud. Et väga selline erandlik kogemus, ütleks nii, et kui ma teistega samal ajal ikkagi muudkui suhtlesime, saatsime pilte, et vähemalt pooled pered olid sellised, kes inglise keelt ei räägigi, mis teeb tegelikult asja väga põnevaks. Saad seal Google Translate'iga harjutada ja nii edasi, aga mul läks väga lihtsasti, kuigi ma ootasin väga lapsi ka ei olnud. Ja siis all on siin näha ka nende all vasakul on nende parim sõber, kes pidas kõige ägedamat kohta, kus ma käinud olen, paar koomiksi raamatukogu. Ehk siis Jaapanis on koomiksid väga populaarsed, tal oli koomiksite raamatukogu /baar, kus me käisime istumas ja siin pildil on ka tema ema ja vanaema. Tema vanaema on väga suur Arvo Pärdi fänn ja käib igal aastal Eestis kohalikke kangaid ja siidi ostmas. Ehk siis, et kuhu iganes ma oma jala tõstsin, kõik teadsid täpselt, mis Eesti on. Et ma lihtsalt ei suutnud uskuda, et nii väiksest riigist pärit olles tahalt ei ole selle karjunud. Ja all vasakul näeb siis ühte paari, kus on Jaapani naine abiellunud Austraalia mehega. Käisime nende juures ka külas õhtusöögil. Ja siis lihtsalt siin mõned pildid, et kuhu mind muudkui viidi sellistesse õigetesse päris Jaapani restoranidesse. Mul põlved lõpuks nii valutasid, ma ei olnud harjunud igal pool põlvitama, et hästi äge kogemus sõin maailma kõige ägedamaid toite ja kõige ilusamaid magustoite. Käisime täitsa vulkaani jalamil matkamas, siin all paremal ega hästi ei näegi tegelikult Yuchi, seesama minu pereliige, seisab tegelikult selle vulkaani kivi kõrval, et kui suured need on. Ja all keskel näiteks on näha, et see on Karuisawa kivikirik, mis on kõige populaarsem koht abiellumiseks. Seal toimub päevas 6 tseremooniat, ehk siis nagu konveier niiviisi, et või igaüks võib ise arvutada, et kui palju neid siis aastas kokku on. Et tegime see tiirud, et iga pere oli mõelnud oma delegaadile siis oma programmi. Ja kui me pere juurest lahkusime, siis meid ootas ka kohe selline sisseõnnistamistseremoonia, ütleme nii, et õpetati, et kuidas siin seda
nii-öelda puhastust teha enne templisse astumist, tegime kõik need traditsioonid läbi ja nägime sellist õiget, ma täpselt ei teagi, aga lõpuks me ei saanud aru, meile midagi tõlgiti ikka jaapani keeles, aga järjekordne selline etteaste ja palveringid ja kõik aga hästi-hästi ilusad. Me saime osa väga-väga suurest Jaapani kultuurist, vaatan edasi ka, et siin samamoodi käisime järjekordses templis, külastasime hästi palju templeid, üleval vasakul näeb, kuidas me kohalike pensionäridega koos paberist ehteid valmistasime, nende jaoks oli see nii suur rõõm. Ja siis ka järgnevate templite juures õpetati meid õigesti palvetama ja siin parem on üks pilt, ma tõesti ei jõua teile kõiki pilte näidata, aga see on üks ägeid asju, mis ma tahtsin teile näidata, et Jaapani versioon kiirtoidust ehk siis tehti selline puidust rada, kuhu pandi vesi jooksma ja siis pandi sinna nuudlid, need õiged Jaapani nuudlid ja siis kõik said need pulgad kätte ja siis, kui ta veega sinust mööda voolas, siis sa pidid kätte saama ja siis sa said seal ära süüa, et uus definitsioon kiirtoidul, et see oli hästi-hästi lõbus, mis me saime seal teha. Siis oli meil täitsa eraldi päev jällegi, kuna see on suur osa Jaapani kultuurist, siis me käisime ka kurlingut mängimas, mis oli täiesti esmakordne asi minu jaoks, pole elu sees kokku puutunud, ainult näinud seda ägedat nühkimist telekast. Saime proovida, paremal on näha reaalselt legendaarne kuulus Jaapani kurlingu mängija Tsuyoshi Yamaguchi tuli meid ise õpetama, et me ise alguses muidugi ei saanud aru, kes ta on, aga kui tutvustati, siis selgus, et see lõbriti tegime selfit temaga. See oli suurepäraselt vinge kogemus. Ja siis ütleme nii, et selles suhtes, et kui meil oligi hästi tihedad koolitusprogrammid, siis ikkagi igal õhtul oli mingi kultuuriprogramm ka. Et siin siis, nagu te näete, ikkagi oleme väga Jaapani-päraselt riides, me saime kõik need endale ka jätta ja tehti meil täitsa eraldi draakonifestival. Et teate küll neid kuulsaid suuri draakonifestivale ja kohalikud tegid meie jaoks eraldi festivali, kus oli see draakon ka kohal, mul lihtsalt praegu ei leidnud pilte sellest, aga ja siis olid ka, et kohalikud Jaapani kojad olid sinna putkad, söögiputkad püsti pannud, kus me saime siis kõiki roogasid ka proovida, et see oli hästi äge. Siis otse loomulikult saime oma nime jaapani keeles kirjutada, see on see hetk, kui ma sain teada, et minu nime sees on reaalselt smiley, siin on näha, ma olin väga rõõmus selle üle. Ja siin nüüd natukene ma lähen sisu juurde ka, et siin ma tahan seletada, siin on 3 erinevat pilti. Ülemine on tehtud siis Põhjamaade presidentidega veebruaris. All vasakul on siis minu JCI Akadeemia tiim. Taustaks võin öelda ka, et vasakult poolt alustades on Jaapani esindaja, siis on Filipiinide esindaja, Filipiinide selle aasta president, see on Jaapani selle aasta president, Panama selle aasta president, siis seal piilub veel üks jaapanlane, mina, siis veel üks kohalik jaapanlane, kes on rahvuskojas ja siis on Mehhiko selle aasta president. Ja siis siin paremal on jälle meie tiimi liikmed, kellega me Tallinnas maailmakongressil kokku saime ja tahtsin selgitada natuke seda poosi, kuidas me neid käsi hoiame, et enamikele tundub veider, et mida me seal teeme, keegi aru ei saa, aga mida me teeme on, et me hoiame 2 V-tähte, mis tähendab, see esindab selles suhtes seda teemat, mis meil JCI Akadeemias oli. Ehk siis see on mõnes mõttes selline inside teema, me ise saame aru, alati nii poseerime. Ma tahtsin natuke sellesse minna, et mida see tähendab. Igal aastal on JCI Akadeemial oma teema ja seda teemat kirjeldatakse mõne jaapani keelse kas sõna või väljendiga. Ja eelmisel aastal oli siis akadeemia teemaks Tomoni ja Rimasho. Tomoni siis tähendab Tomoni tähendab just seda koostegemise poolt, et jointly ja in together ja nii edasi. Ja Yarimasho on siis väljendab sellist tegemist. Ja et inglise keeles see tähendabki nagu work together, ehk siis kui me niiviisi teeme, siis see tähendabki work together. Et alguses pidi igaüks ise tegema, me ise delegaatidega tegime järgmise leveli sellest, et hoidsid teise inimesega koos, et see on veel rohkem work together. Ehk siis see tähendab, et see on see väljend, mille põhjal kogu akadeemia programm kokku pannakse. Ehk siis minu aasta teema oligi work together. Me õppisimegi sellist work together leadership'i, et
kuidas inimesi rohkem kaasata, kuidas asju koos teha, kuidas võtta ühine vastutus ja nii edasi ja ma arvan, et siin JCI inimesed saavad aru, et kust see mõjutus mul on tulnud ja miks ma selles suhtes presidendi aastal olen samamoodi niiviisi lähenenud, et see on alati mulle oluline ja hästi hea oli kuulda, et see oli ka akadeemia teema. Et siis selles suhtes iga aasta lõpetanutel on selline erinev teema veidi, erinev Jaapani väljend, mis seda kirjeldab. Et meil siis keerles kõik ümber koos tegemise. Siis tema on Kayoko. Kayoko oli minu buddy, et see on ka üks asi, mis ei ole tegelikult saladus, et kõikidel delegaatidel on oma selline buddy või nagu parim sõber, kellega jagatakse ka tuba ja Kayoko oli minu buddy. Tema on Yokohama, tema ei olnud Yokohamast, tema oli mingist teisest kojast. Aga mis oli huvitav see, et Kayoko ei rääkinud sõnagi inglise keelt. Ehk siis me igapäevaselt jagasime magamistuba, elasime koos ja suhtlesime ainult Google Translate'i teel, mis oli päris huvitav. Google Translate on päris kaugele arenenud, et saad lihtsalt juba rääkida, tõlgib ära. Aga suurepärane, kõige vingem kogemus üldse oma elus, 9 päeva järjest niiviisi. Ja siin on meil tegelikult see lõputseremoonia, et see oli hästi suur tseremoniaalne osa, kui sa said oma diplomi ja pinni ja kõik ja lilli meeletult ja kõige ägedam on see, et miks ma ütlesin nüüd Yokohama, üks teine sõbranna Yokohama kojast, kes mind varasemalt tundis, saatis mulle reaalselt suure lillekimbu selle lõpetamiseks, et see on sama oluline enam-vähem kui mõni ülikooli lõpetamine, et kui sul on tuttavaid Jaapanis, nad saadavad sulle lillekimpe. Aga kogu selle jutu peale ma tahtsin lihtsalt kokku võtta, et kuigi ma ei saa minna nii detailidesse selle koha pealt, mida me seal koha peal tegime, mis olid need harjutused, siis kõige suurem õppetund, et kui nagu te siin piltidelt juba näete, kui palju rahvusi on esindatud, kõige suurem õppetund on lõpuks ikkagi see, et arvestada teistsuguse taustaga inimestega. Et ma olen seda varem ka rääkinud, et eestlased on ikka väga sellised ma ütleks konkurentsihimulised, aga lihtsalt hästi töökad inimesed tahavad asjadega hästi hakkama saada, teevad kõik kiiresti ära ja kuna me oleme nii karastunud ka erinevates akadeemiates, nagu varem on räägitud, et sa oled nii harjunud, kui tuleb, kas tuleb midagi ootamatut või lihtsalt midagi on vaja kiiresti teha või kiiresti mõelda, see ei ole mingi probleem, et sa kohe lähenud asjale, et teeme ära. Aga kuni sa taipad, et sinu tiimis võib-olla 4 inimest, kes inglise keelt ei räägi, et kõigepealt peate leidma mingi ühise keele, et meil olid tõlgid ka muidugi kõrval, aga sellega läks veel kauem aega. Et siis võib-olla esimesel päeval on selline hästi kerge frustratsioon, et asjad lähevad nii aeglaselt. Ma räägin, see on võib-olla tüüpilise eestlase poolt või lihtsalt minu teema, et appikene, et me ei jõua mitte kuskile niiviisi. Ja teisel päeval siis juba hakkab asi pehmenema ja saadki aru, et okei, et see ei ole see kogemus, et kuhu sa tulid nüüd rääkima või et ma saaksin kogu rääkida ja jagada, mida ma tean, sest ma teadsin enamasti vastuseid millelegi, aga ma lasingi teistel enne rääkida, sellepärast, et minu jaoks on palju väärtuslikum kuulata, mida nemad arvavad ja kuidas nemad sellesse panustavad, kuidas nemad mõtlevad. Ja see, et kui mingi ülesanne anti ja kui algul tuleb selline eestlaslik pealehüppamine kohe, et teeme ruttu ära, siis tegelikult taipad, et kõige olulisem on, et me kõiki kaasaksime, mõtleksime koos, et me midagi saaksime tehtud. Et mitte üldse halvas mõttes, et nii-öelda poolkõva asja teha, vaid et kuidas me saaksime päriselt koos teha, et kõik saaksid kaasa rääkida. Vahepeal võttis see meeletut aega lihtsalt, et igaüks saaks sõna, aga sa said väga kiiresti aru, et see on kõige olulisem, et see tulemus tuleb, mis ta tuleb, võib-olla eestlane ei jää rahule, aga sa jääd väga rahule, kui kõik said sõna ja et sa kogu arvestad teistega ja uurid, kuidas neil läheb. Et minu mõttemaailma see täiesti muutis, et ma võib-olla olin natukene enesekesksem enne. Ma ei taha nüüd meeletult ennast maha teha, aga lihtsalt selline, et kiire tempoga ja lähed teed oma asja ära, et kui 9 päeva veedad sellise tiimiga koos, siis sa saad aru, et kaasamine on kõige olulisem, igale poole mindi koos. Isegi kui lihtsalt oli mingi õhtune istumine, sa läksid alati oma tiimiga, sa kutsusid nad kaasa, küsisid, mis nad teevad, kas sa tahad koos süüa ja nii edasi. Et see täiesti globaalne ühes hingamine oli meeletult vinge ja ainulaadne kogemus, nagu ma ütlesin, et ainult 1 korra
elus saab sinna minna, et tõesti ma saangi öelda ainulaadne kogemus, et nüüd, kui ma sügisel lähen maailmakongressile, siis kindlasti ma lähen oma perele käelt külla ja kohtun oma Jaapani sõpradega ka, et need on samamoodi nagu siin Nordic ja Euroopa akadeemiatest. Need on asjad, mis jäävad, kontaktid, mis jäävad elu lõpuni sulle. Nii, hästi palju juttu. Ma olen väga pika jutuga, väga paljude piltidega, aga nii. Ma korraks kerin siin kõigepealt, kas on mingeid küsimusi olnud. Ahah, jah, Margus siin juba sai vist vastuse kätte ka, et koolitajad on ikkagi inglisekeelsed. Henri on juba vastanud, et nagu ma ütlesin, peakoolitaja on tavaliselt endine maailmakoja president ja siis kaasatakse seal teisi ka. Meil oli tegelikult jaapanlasi ka, kelle puhul kasutati tõlke, et nad olid kas kohalikud, mingid kohalikud väga tugevad liidrid, kes meile toodi. Ühel õhtul näiteks tuli isegi Karuisava linnapea, kellega muudkui tehti selfisid, et ikka see, et väga kõrged isikud käisid läbi, aga koolitus on jah, et inglise keeles ja koolitajad on tugeva inglise keelega. Nii, kas on kellelgi veel küsimusi? Jah, muidugi. Kui palju sul see maksma läks üldse või kui palju üldse see pilet on või osalustasu nii-öelda sinna? Ma ei küsi neid lennupiletid ja need on nagu jah, iga kord erinevad, aga... Ja, et sa küsisid, ma oleks peaaegu unustanud. Jaapani akadeemia siis ka, kuna see on selles suhtes ikkagi, ütleme, et kohustuslik osa, et Eesti oleks seal esindatud, mitte seetus kohustuslik, et midagi ei juhtu, kui me ei ole, aga ütleme kohustuslik osa sinu presidendi teekonnast, siis need reisikulud kaetakse Eesti koja eelarvest. Aga mis on kõige olulisem on mainida see, et akadeemial endal ei olegi piletit. Akadeemia makstakse kinni jaapanlaste poolt, mis näitab jällegi, kui palju nemad panustavad JCA organisatsiooni. See 9 päeva, koolitus, õhtused, festivalid, peod, asjad. Meil oli vist 3 welcome party'd, lihtsalt erinevas vormis. Kõik on nende poolt kinni makstud. Et ma ei oskagi nagu vist seda üldse kirjeldada, et milline panus ja pühendumus ja kõik see töö, mis nad teevad. Et delegaatidel on lihtsalt oluline ise kohale saada ja sellest osast ka, et JCA Estonia eelarvest kaetakse teatud summa sinna saamiseks, et olenevalt aastast siis, kuidas see eelarve on planeeritud. Et jah, Peeter täpsustas, et väidetavalt on eelarve $1 miljon ja ma täiesti usun, et selles suhtes, kui on 80 riigi esindajad pluss väga palju jaapanlasi koha pealt, me oleme ikkagi selles suhtes hotellis, et meil oli hästi äge, see oli selline, Ruisa on selline väike koht, me looduse keskel olid väiksed sellised nagu kämpingute moodi. Eelmine aasta Madis teab öelda, et 1,3 miljonit oli eelarve, mis Jaapan siis ise kinni maksab. Ja minul oli, lihtsalt ma võin täitsa ausalt öelda, et minul oli 1200 eurot, mis, ei valetan, vabandust, 800 eurot oli eelmine aasta, jah. 800 eurot kattis JCA Estonia koda, et eks seal oli lihtsalt jällegi, et mul läksid küll lennupiletid 1100 ja need rongipiletid, aga ütleme nii, et kõige selle kõrval ma oleks olnud valmis ka ise maksma siin 500 või kas või 1000, et need mõned sajad, mis ma ise sinna panin lihtsalt transpordi peale, et see ei ole mitte midagi seetas. Et jah, et osalustasu ei olegi üldse sellel akadeemial. Et ma väga soovitan kõik, et trepiastmed nüüd läbi teha ja sinna jõuda. Nii, kas on veel küsimusi? Mis tegin väga visuaalse ülevaate ära. Kui küsimusi ei ole, siis teadke, et te võite ka muul ajal küsida. Nüüd te nägite nägusid ja nimesid, kes akadeemiates on käinud ja nüüd ma lõpus meil täpselt ongi 1 minut, suurepärane. Jah, kommentaare. Okei, kommentaare saab ka, ma teen siis selle lõpuosa ära. Et lihtsalt siis rääkida, et JCA Estonia akadeemia, millest me kõige esimesena rääkisime, toimub sellel aastal siis 7. kuni 9. augustil. Projektidirektor on Tallinna Kojast Jaanika Lill
ja registreerimine avaneb juunikuus, et kõik saavad sellest teada, et esialgu on ka 3 kohta igale kojale. Ja kui kohti peaks üle jääma, siis saab rohkem ka taodelda. JC Euroopa Akadeemia toimub sellel aastal 14–18 august ja sellel registreerimine juba käib ja registreerimine lõpeb 20. aprill. Ehk siis vähem kui nädala aja pärast lõpeb registreerimine ja siis, kui kandidaate on rohkem kui 3, siis otsustatakse motivatsioonikirjade tugevuse järgi, kes akadeemiasse saavad. Ehk siis, kui keegi veel ei ole kandideerinud, siis ainult esmaspäevani on aega kandideerida. Ma panen igaks juhuks lihtsalt, kuna see on selline kriitiline asi, ma panen siia chati selle lingi, keda see puudutab. Nii, Põhjamaade Akadeemia korraks tuli jutuks ka, et see on siis see roteeruv akadeemia, mis käib kõikides Põhjamaades ja sellel aastal on Eesti kord korraldada, tegelikult oli Rootsi kord, aga aitasime nad hädast välja, võtsime enda peale. Meil on nüüd niiviisi, et meil projektijuht on Annika Suu Tallinna kojast ja peakoolitaja on meil ka olemas Natasha Jaov, kelle nimi ja nägu on siin väga mitmetel piltidel juba läbi käinud, kes on olnud akadeemiates nii osaleja kui koolitaja, nüüd on peakoolitaja. Aga paraku meil ei ole kuupäevad päris paigas, et see augustis toimub, aga kuna kogu see koroona olukord on natukene paisanud plaanid sassi ja me ei tea, millal Euroopa konverents toimub, siis me iga päev lihtsalt kontrollime, et kas on uut infot ja paneme paika, aga Nordica Akadeemiale tuleb ka oma Facebooki leht. Ehk siis saab natuke rohkem seal pilte ja muid asju ka vaadata, et varem seda pole olnud, aga eestlased teevad ikka ära. Et siis saate seal jälgida, kuidas on tehtud. Ja nagu ma mainisin, siis JC Akadeemia, mis Jaapanis toimub, mis oli planeeritud Fukuoka linna, on edasi lükatud hetkel ja täpsemat kuupäeva ei tea. Nii, meil 1 minut läksime üle, aga ideaalselt planeeritud väga hea. Aitäh esinejatele, et te püsisite ajas. Ja kui siin nüüd lõpus on mingeid kas või kommentaare, nagu Margus ütles, siis absoluutselt võite neid esitada, jagada. Oi, Margus on otse Palmisaarelt, tere! Ja, ma alustaks selle naljaga, et kui ma oleks teadnud, et seal see motivatsiooni kiri sinule on niivõrd oluline, ma oleks sellega rohkem vaeva näinud. No vaatame siis palju kandidaate tuleb, aga üldiselt jah, et seda sai öeldud kirjas jah, et selle järgi nagu otsustatakse. Aga vaatame, ma praegu ei ole kursis, kui palju kandidaate on tulnud. Et jah, viimati oli 2, äkki nüüd on juba rohkem. Okei. Ma tahtsin lihtsalt oma... Jah, Madisel on õigus. Eesti koja eelarve vajab täiendamist. Jah, et kõik see, mis on välja öeldud, on siin vahepeal erinevate akadeemiate kohta ja mis oskused need inimestele annab. Et ma ise olen nüüd käinud Eesti omas. See aasta siis ilmselt kordan seda Eesti oma veel ja siis seda Euroopa oma ka, kui kõik plaanipäevad päraselt läheb, et need oskused, mis me siit saame ja see olukord, kus me praegu oleme, et see annab meile nagu nii meeletu eelise selles lihtsalt nagu vaimses võimekuses tulla toime mingisuguste väga erinevate keeruliste olukordadega ja leida seal need lahendused ja olla ise see nii-öelda inimene, kes need lahendused välja toob ja ka nende lahendustega tegeleb. Et kes iganes peaks seda vaatama, siis ainult kiidan eelnevalt nagu öeldud. Et mega äge. Ja ma arvan küll, aitäh Margus, hea kommentaar ja ma arvan küll, et me oleme JCI-s ka nende ja kui Margus käib Euroopa Akadeemias ära, siis saab järgmine aasta jagada oma kogemust. Aga ma arvan, et me oleme JCI-s nende akadeemiatega nii karastunud ka, et no mitte miski ei tule enam üllatusena, et kui see Jaapani asi ka oli, ma teadsin, et see on 9 päeva jutti, et muidugi olid väsinud, aga ma olin harjunud teistes akadeemiates ka, et küll tuleb üllatus ja küll juhtub nüüd see ja see, aga olid juba nagu, see on nagu võib-olla uus status quo JCI liikmete jaoks, et kõigega hakkama saada. Ja lihtsalt täpselt sama networki asi, mida teisid on maininud, et samamoodi on meil rahvuskoja presidentidega. WhatsAppid, kõik asjad toimuvad igapäevaselt. Praegu alles küsisin ka mingeid grupipilte, mida mul ei olnud. Hakkas uus vestlus pihta ja meil on ka nüüd igakuised
ühiskõned, kus me jagame ka parimaid praktikaid, et mida rahvuskojad teevad, mida võiks teha, et meil on meeletult tugev side, ja muidugi kõige rohkem siin Põhjamaades, et me oleme ikka parimad sõbrad ja sügisel külastame kõiki riike omavahel ka. Väga äge, aitäh kõigile esinejatele, aitäh Margusele ka veel lisatoetuse eest siin lõpus. Ja me tõmbame nüüd otsad kokku, sest aeg on väärtuslik ja kui kellelgi on siis veel küsimusi, et siis te võite meiega otseühendust võtta ja kindlasti väga soovitan, kui vähegi võimalik on, siis tehke kõik need akadeemiad läbi ja siis ma usun, et te olete kõigeks elus valmis. Okei, kas kellelgi on midagi lõppu lisada? Aitäh sulle ja teile kõigile. Suurepärane. Anni tahtis midagi öelda? Ma tahtsin ka öelda aitäh. Väga põnev on teisega kuulata sinu oma eriti, et seal pole ise käinud. Siis on kõigil võimalus sinna jõuda. Suurepärane, aga siis tõmbame otsad kokku. Aitäh, et te tulite ja siis näeme mõne muu veebiseminari raames jälle teinekord ka. Eks ole. Me siis võtsime selle seminari linti ka, nii et vaatame, paneme kuskile üles ja siis, kui kellelgi on soovi hiljem vaadata, siis saate hiljem ka vaadata. Okei, aitäh, Kristjan, et sa tehnilise poolega tegelesid ja salvestasid ja et sa nüüd lõpus seda lõpeta nuppu ka vajutad. Aitäh sulle. Ja aitäh kõigile. Okei, tšau. Tšau.